Hei, tere tulemast vaatama või kuulama saadet Miikal ja Mikker. Mina on Miikal Meemaa, klahvide taga nagu ikka Rait Kangur. Tervist. Ja täna mul on hea meel öelda, et me mahutasime diivani peale 2 inimest. Me lähme uutesse kõrgustesse. Täna on saates Roger Andre ja Aleksander Eeri Laupmaa. Hei. Classic team. Never forget about us. Jep. 2 parimat sõpra juhtumisi olid koos lihtsalt. Yeah. Ja nüüd sattusid siia. Täpselt nii. Ärge kahelge meis. Yeah. Mina ja see Escoboode 3. vend. Te teate, kuhu helistada. Mina olen Eesti ainuke tõsiseltvõetav räppar ja Armo Orel. Vaat ma mõtlesin, et antud podcast viimased 2 osa nagu meie kuulajad hakkasid liiga targaks saama. Siis mõtlesin, et me peame nagu nõks tagasi minema. Ja mul on hea meel, et leidsite oma päevast aega. Muidugi. Ja miks sa siis minu kutsusid? Väga hea. Ja tegelikult... Ma liitan, et 15 mintsa pärast tõuseb püsti, kui see vend sama energiaga. Kas te teate, kuidas... Ma pean stopperi peale. Kui me olime Sten Eerikuga Külapoe podcastis, mis vist ei ole välja tulnud veel, ja Sten Eerik ei olnud paar päeva maffi teinud ja ta oli full valmis mulle kallale tulema. Ma suutsin ta nagu täiesti närvi ajada, et ma ei teadnud, et siuke režiim tal üldse olemas on. Ma ei kujuta isegi ette seda, jah. Jaa. Seega võiks öelda, et see on su hobi nüüd. Aitäh, Miikael. Aga tegelikult... Vaata, ta ei karda ka midagi. Vaata, sest tal ongi see, et pohhi, ta jääb kellegi nii närvi, et Sten bussitab ta ära, aga tal on paadimehele juba münt olemas, vaata. Vii mind üle jõe. No pluss ta on nagu see, et Roger, kuidas sa isegi lööd mind selle diivani peal? Seda küll, jah. Su käsi ei saa liikuda mu kõrval. Ja nagu sa näed, siis alguses olid väga nagu selles bossi asendis ja ma natukene lihtsalt proovisin seda põlveala endale ka võtta, sest muidu ma olin nagu niimoodi ja siis ma ei saaks kogu energiaga, mida sa mult ootad saadet teha. Ja tegelikult... Saatejuht Miikal Meemaa, milles tänane saade on? Miks me siin oleme? Väga hea küsimus, Aleksander Eeri Laupmaa. Täna, kuna meile eelmine kord saadeti hästi palju, saatsid inimesed kirjeldusi enda unenägudest, siis ma mõtlesin, et kes oleks parem ekspertkomisjon neid unenägusid lahendama, kui mitte see sats, kes täna on siia kogunenud. Sest meil oli eelmine kord uneteemaline episood ja siis meil jäi lihtsalt sahvrisse jäi neid unenäo teemalisi. Kas sa Kene Vernikult küsisid neid küsimusi, mis Kermo Murelile saadeti või? Või Eesti hip-hopskene kohta. Meil läks täiesti sassi eelmine kord Kene Vernikule lasime ainult hip-hopi teemalisi küsimusi ja teile laseme nüüd uneteemalisi. Meil on selline süngist väljas natuke see kuulamissegment. Miikal ja Mikker, süngist väljas. Sellega saab vaata väikse editi pärast teha. Jaa, välja võtta. See on suht lihtne edit. Hei AI, kõik need vittusmomendid. Cut. Vaata, kui 3. Escobro suu lahti teeb. Cut. Kas me tähistame Tallinn Music Weeki algust ka kuidagi? Ei, see on läbi. See on läbi ja see oli üle-eelmine nädal või eelmine nädal või millal see oli? Eelmine aasta Eris. Ta on ikka veel võnke all. Ikka veel musafester. See episood on üldse, saab olema selline dreamy, vaata, et me ei tea, kus ajas ja ruumis me oleme. Me lahendame unenägusid, me lahendame müsteeriumeid ja kõikidele kuulajatele, kui te tahate saatesse heliklipi saata miikal-ja-mikker.ee on see, kus seda teha saab ja täna on ametlikult viimane episood, kus me unenägude kohta kuulame, sest mul on tunne, et täna need saavad lahendatud. Ehk siis edaspidi saatke selliseid heliklippe, nagu me varem saatsime, lihtsalt mured, suhteprobleemid, küsimused Eeri kohta, mida ma saan tulevase külalisega, kes on tõenäoliselt mingi alaspetsialist lahendada. Okei, poisid, aga kas me oleme valmis unenägusid kuulama? Rait, kas meil on tehnik olemas, et minna inimeste alateadvusesse? Ma loodan. Valmis. Teeme siis nii, et sa ütle kõigepealt meili aadress ja siis me kuulame. Ja armas saatekülaline. Mul on üks niisugune pikem ja kriisime story rääkida. Seega ma üritan selle teile kiiresti ette vuristada, ilma et ma väga palju aega raiskaks. Kui ma olin tatt, siis mulle meeldis väga eksperimenteerida lucid dreamingu ehk siis unenäo kontrollimisega. Ja kui see vahest pekki läks, siis sattusid ka sinna sleep paralyzisesse ehk siis unehalvatusse. Ning seda juhtus mul ka üsna tihti, seega ma olen mõlema maailma kokku puutunud. Mul oli üks väga kriisi story. Ehk siis kui me läksime... Mis asja? Oota, pane korra paus. 13, 14 vahem.
teeme lihtsalt järgmise. Okei, teeme järgmise. Ma arvan, et me saame selle põhjal, meil on tegelikult põhiinfo on olemas ju. Päriselt 5 minti või? Mulle meeldis, et Roger tegi full selle vanaisa. Mis asja? See, kui sa vanaemal helistad. Ei no, sa pead panema mingi piirangu peale nendele sõnumit. Ei, no, ongi 5 minutit. Ja siis ta otsustas, et ta speed up'ib selle ka veel või? Holy shit. Aga ta ei teinud speed up'i, vaid ta lihtsalt räägib kiiremini. Aga meil on ju tegelikult, meil on bullet point'id tegelikult olemas ju. Ta on teinud lucid dreaming'ut, tal on olnud Sleep Paralysis, tal on üks crazy story. Kas me kuulame seda story't või ei kuule? Jaa, võta ravimeid, paneme järgmise venna. Ei, siit ma usun, et siit kuulame. Tegelikult siin võib tulla küll, aga ta lihtsalt nii kiire, ma ütlen ausalt, ma üle lause saan aru, mis ta räägib. Ma arvan, et ta ei jõua seda tempot hoida. Ma loodan. Vaatasime udukat ja siis läksime magama. Ja siis tal on sükene kõrgete lagede tuba, sükene maakodus ja siis sükene hästi kõrge nari kuhugi otsa ronima. Ja siis mina magasin üle, nari otsas, ronisin sinna, viskasin pikali. Ja siis mingi hetk öösel ma ärkan ülesse. Tunnen hästi sükest nagu hästi rõvedat tunnet, et ma olen nagu voodi küll kinni naeratud, nagu ikka selle unehallatusega on. Ja siis mul olid jalad nagu ukse poole ja siis ma nägin, kuidas see uks nagu õrnalt niimoodi avanes. Siis sõbral oli sükene lamp toas, pirn laes ilma lambi kuplita. Ja siis see nagu ma mäletan, kuidas see pirn hakkas nagu hullult vilkuma. Et tal oli see mingi tendents hakata vilkuma, see tule kustu panid, et jääb vilkuma mõneks ajaks. Aga nüüd ta nagu vilkus nagu räigelt, siis kui see asi mul juhtus. Ja siis ma olen see pikali ja liigutada ei saa ennast. Ja ma näen, kuidas mingisugune vari, kuju, kogu, nagu ikka see unevaatuse korral see mingi creepy hunja liigub su poole. Ja kedast hakkas nagu sealt ukse poolt minu poole nagu hõljuma. Ta tuli sinna voodi kõrvale, ei mõneks hakkas seisma, siis ta hakkas nagu sinna nari nagu minu peale hakkas nagu ronima vaikselt, nagu tuleb sealt nagu nari otsast jalgade juurest nagu näed, kuidas kogu nagu tuleb sulle lähemale ja tuleb sulle rohkem peale ja peale. Kui ta oli kuskil minu, ei tea, mingi poole keha juures, siis mu sõber allkorrusel, kes naris magas, hakkas minu seda nari neid puulippe ja asju taguma täiesti nagu hästi kiiresti. Toob nagu hästi intensiivselt, hästi kiiresti. Siis ma olengi nagu unes nagu karjun, et sass, sõbranim sass, mis teed? Aga ta ei reageeri, ta ainult kiiresti toob. Samal ajal, kui see suur kogu mu peale tuli, mul oli nagu hästi intensiivselt raske olla. Siis see kogu tuli minu külje peale, ta nagu käed olid nagu mingid ogad, ma ei tea, mingi sükene nagu, ta oli nagu mingi must inimkuju, ta nagu käed olid nagu ogad, ta lükkas mulle need siit nagu ribide vahele ja see valu, mis ma tundsin, see oli, ma mäletan, väga valus. Ja siis ta nagu lükkas need mu ribide vahele ja hakkas mind nagu lükkama narist nagu allapoole, et kukuks nagu nari pealt alla. Ta nügis mind sinna nari külje peale, kus on siis mingi võre on ees seal, mis peab nagu üle ronima, et alla kukuks. Ja siis ma mäletan, et mul oli mingi hetk oligi nagu käsi ja jalg oli üle selle nari voodi ja siis selle nari all oli kohe sükene kirjutuslaud hästi terav nurgaga, hästi kitsast tuba oli. Ja siis see nagu kuju, nagu ta otseselt ei tõuganud mind, aga ta nagu nügis mind vaikselt niimoodi, et ma hakkasin nari pealt nagu alla kukkuma ja siis une nagu lõppes sellega, et ma nagu langesin nagu nägu ees, silmad ees sinna selle kirjutuslaud nurga poole. Ja siis enne kui ma lauda puutusin, märksin üles, tegin silmad lahti. Minu üks käsi, minu üks jalg olidki samamoodi nagu üle selle narivoodi selle piirde ja kui ma silmad lahti tegin, siis esimene asi, mis ma nägin, oli kohe see terav lauanurk. Eks ma olin nagu unest kuidagi liikunud. Siit on minu küsimus ka teile. Kas unehalvatus saab olla kunagi ka tõsiselt nagu vigastav? Kas selles võib nagu ära surra? Vist väga ei usu, aga ma kuidagi mingil määral liikusin ja see oli päris kuidagi ohtlik. Ja üks põnev tähelepanek ka, kuna kui ma magan selili ja siis mul on hästi nagu sükene hea unenägu ja siis mul on tunne mingi hetk, et mul hakkab tekkima unehalvatus ja siis ma nagu ärkan päriselt ülesse. Mul jääb see tunne sisse, et nagu unehalvatus on tekkimas ja mul keha teab, et nagu kurat hirmus värk on. Siis kui ma keran ennast külili või kõhuli, siis see asi kaob ära, see tunne. Aga näiteks kui ma pool tundi hiljem uuesti magama jäädes nagu selili keeran, siis kohe hakkab see efekt uuesti pihta, et kohe kriipib see unehalvatus mulle peale. Ja mul on vahepeal on päris palju seike, kus ma pean võitlema selle imeliku tundega, et millest tuleneb. Aitäh, tundub päris crazy, aga siiamaani üle 10 aasta mõtlen sellele unenäole, et loodan, et saan äkki vastuseid sellele
lõpuks sellele seigale. Aitäh teile, väikest, tšau. See lihtsalt, et see tüüp saatis selle, et tal on päriselt abi vaja. Ja lihtsalt, me ei jaksanud mängida seda spetsialistile. Aga meil on siin üks tantra vend, kellel on stand-up tuur tulemas. Lehtmees, igal pool Lehtmees. Ja ta annab sulle elu olulist nõu nüüd. Mina nii lootsin, et sellel hetkel, kus sa jõudsid selleni ja nüüd siit ka minu küsimus, siis sa oleks öelnud, keda toetad Eurovisioonil ja miks või midagi siukest, aga seda ei tulnud. Nii et teine asi selle kummituse kohta, keda sa nimetasid koguks, suureks koguks. Tema nimi on Arvi. Ja minu arust suht selge kogu sellest setupist ja loost, et sa olid sõbra juures, ehk siis sa ei olnud enda kodus, see ei olnud sinu voodi. Sa olid naris, eks ole, ja sõber oli naris all, mis arvatavasti oli sõbra koht. Nüüd on siuke küsimus, kui see ei ole sinu kodu ja see on sinu sõbra nari, et on alumisel korrusel ja naril on teine koht ka, kelle koha peal sa magasid. Ja minu arust on üsna ilmselge sellest loost, et sa ise ka tead, et sa magasid Arvi koha peal. Ja kui Arvi tuleb öösel, tahab ka sõba silmale saada, siis see, et ta natukene nügib sind ja vähemalt nii kaua ta ei lükanud sind vastu seda teravat laua äärt, vaid nii kaua, kui sa üles ärkad ja saad mõelda selle asja peale. Aga selle asemel, et kordagi tunnistada, et sa magad teise inimese voodis, siis sa keerad kogu selle asja enda peale. Et oi, küll oli alles põnev unenägu. See oleks kõige sitem nagu see lapsepõlves sõbra juures magamas käimine. Kogu aeg oled nagu, et see on nagu sinu tuba, miks sa nari voodiga oled. Ja siis ta on, mul oli kaksik vend ja ta magas ülemise peal igatahes. Timo, davai, hommikul näeme. Ja siis mõtle tolle teise poisi narivoodi alumise korruse omaniku. Kõik sõbrad käivad külas, kõikidel on reetsid õudusruhenäod. See on mingi uus õudusfilmi siis. Kõik teised need voice message'id, mis saadetud on täpselt selle sama tüübi. See oleks haige. Käisin lapsepõlves, olin sõbral külas ja Timol oli narivoodi toas. Ja see, et sa name droppisid ka niimoodi, see, et sa pidid sassi bussi alla lükkama niimoodi. Nagu tema oleks süüdi olnud. Veits ongi tegelikult. Äkki mingi sassi paps andis talle veits hõõgveini või midagi vaata õhtul. Siis ta ronis talle ise sinna. Nagu huvitav, et ta 10 aastat nagu, ta ei olegi maganud siis nagu. No narivooditus mitte. 5 minti sai täis, ta oleks just lõppu olnud ja ma ei ole terve see aeg maganud. Te kujuta ette, kui raske Rootsi kruiisil sõpradega käib. Iga kord see kogu tuleb uuesti. Kõik ütlevad alati mine ülemisele, ei taha ülemisele, mine ise üles. Ei taha, ma lähen ööklubi alale. Õhtul seal. Lihtsalt sa tukk tuleb peale, ma lähen klubisse minema. Üks laul veel, palun. Aga kas oli siis, kas sass oli see, et ta nagu unes, et sass alt torgib? Või see oli päriselt? Sass peab full seal klõk. Et mingi see, et sass taob, sass taob. Ja see, kus sass on kõige sitem host lihtsalt. Kõigepealt kõik sõbrad peavad tema narivoodi ülemisel magama ja siis ta hakkab kell 3:40 ärkab üles, et taguma hakata seda sama narivoodit. Kuigi nagu reaalsem. Kiirelt ka. Aga reaalsem lahendus siis äkki võibki olla lihtsalt see, et see alumine tüüp vaata pani, tal oli full mingi seizure hoog on ju sassil. Ja siis ta äkki lõi jalaga üles, vaata madratsit, alt, boom. Siis see oli see terav tunne roietas, vaata, mida see vend seal üleval tundis. Ja siis ta nagu nihkuski sinna ääre poole, vaata. Aga ta nagu kuidagi läbi unenegi tulevikku. Sass kui narivoodi omanik ja narivoodi spetsialist, ma arvan, et ta ei tõuse püsti enam ega togi jalaga. Tal on nagu vana inimestel nagu ülemise korruse naabri jaoks harjavõrs voodis. Sellega vaiksemalt. Millega ta togib roiete vahele oma häid sõpru, kelle ta pani ülemisele narikorruse. Samas, mul tuli just meelde, mina oma vennaga magasin ka narivoodis. Tema oli all, mina olin üleval. Ja minu vend... Classic sassid all. No, aga mina... Aga sina olidki see sass äkki. No ma siin just, mis hakkab kõik välja kooruma. Ühesõnaga, aga tema nägi, tal olid need, ta unes vaata vahepeal rääkis ja
ükskord hüüdis lihtsalt must jalgratas. Aga ühesõnaga tema tegi niimoodi, et mina full magasin ja siis ta jalaga nagu läbi une tagus nagu need pulgad nagu katki, nii et ma öösel kukkusin madratsiga nagu läbi sinna tema peale. Oh shit. Äge entrance. Jah, suht hea asi, mille peale ärgata. Jah. See olen mina. Lehtmees. Jah. See oleks nii, sul võiks endal kodus olla siuke voodi, et see ongi su foreplay, vaata nagu, et sa lihtsalt ütled sellele Biffile või tüübile, on ju, et sa noh, et mine sa alla, et ma lähen üles ja siis sul nagu see trapdoor. Et sa öösel lased ennast kaisu talle. Ma tulen. Lehtmees. Tegelikult jah, me ringiga jõuab ja sinna, et narivoodid on päris ägedad. See, kui see Biff või tüüp on ju, on seal all, vaata, magab vaikselt ja siis kuuleb nagu läbi une. Lehtmees. Saab selle talismaniga vastu nägu, vaata, ärkab üles, juba kaisus sul. Väike life hack. Yeah. Eeril on alati kõik välja mõeldud. Täpselt nii. Siis kui mul vahepeal see kangroosta läheb, see ei tööta, siis ma hakkan sosistama öösel. Nihuta neid pulkasid natuke. Nihuta pulkasid. Ära küsi miks. Kohe saad teada. Löö jalaga ühe korra. Kõvemini. Ära küsi miks. Sa oled külaline, lihtsalt tee nii, nagu ma ütlen. Ühesõnaga, ma arvan, et sai abi küll. Teil on unehalvatus olnud? Jaa. Yes, sir. Love it. Gotta love it. See ei ole nagu kõige hullem asi, mis ikka olla saab. Ja ma ei saanud aru, miks tal selle Arviga nii suur probleem oli. Sest kui minul unehalvatused olid, see oli mu ainuke sõber. Mul oli see, et vähemalt ainuke tüüp, kes tahab minu lähedal hängida, on see, kes ukse peal niimoodi teeb. Minu arust need on palju hullemad, kui sa nagu oled nagu full kuskil nagu nagu reaalses asjas sees ja siis järsult pänik, vaata, ärkad üles läbi märg. Mis türa, kes ma olen? See on palju hullem kui halvatused. Või no see mingi unes kõndimine, ma arvan, on ka veel hullem. See on suht brutal, jah. Sest osad nagu seotakse päriselt ööseks kinni, sest nad muidu jalutavad nagu liiklusesse. Nii kaugele lähevad, jah? Jah, ei no uks lahti, mantel selga. Korter valvesse. Pidžaama püksid jalas. No sa oled Tänni vahepeal linnas näinud. No tule Tän teeb sette niimoodi. Sa oled näinud Tänni roolis ja open mic'il või? Jah, see on lucid dreaming. Jah, see on peale seda keskpäevast ahjupraadi, mis ta sööb, see ongi see kuradi uni. Ta käib full mic'il ära, ärkab uuesti kodus üles. Sul on olnud unehalvatust või? Mul ei tule meelde küll. Las ma räägin sulle. Las ma räägin sul. Mul on nii mitu erinevat jumala lahedat olnud. Kunagi, kui ma palju drooge tegin, siis see oli mingi 10 aastat tagasi. Ausõna. Ma teen ikka drooge, aga vähem. Aga ühesõnaga siis, ma ei olnud nari ühesõnaga. Nii halb siis see naris. Ma oleks nagu ise magama jäänud selle lausa ajal. Ja halvatud. Ei, ma ärkasin üles, ma olin full paralüüsis ja siis ma nägin nagu mitte akna, vaid ukse peal. Nägin nagu mingit sükast valget naist, kes oli nagu süke hõljuv naine ja siis ta tegi sükast häält. Ja mul oli väga hirmus. Ja, aga kuna mul oli täpselt samasugune lapsepõlv nagu sellel Sassi sõbral või noorus, sest ma ka harjutasin seda lucid dreamingut ja siis ma õppisin selle üsna selgelt ära, kuidas nagu iga öö teha seda. Aga siis see nagu veel ka võimendas seda, et kui ma tegin seda sellel ajal, kui ma tegelikult ei peaks seda tegema, kui ma olen nagu mingi magamata ja niimoodi, siis ka see uneparalüüs nagu tekkis kergemalt, aga siis mu nipp oli alati see, et kuna terve su keha on nagu, eks ole, paralüüsis ja siis sa proovid tervet keha korraga, sa lähed nagu veel rohkem krampi, kui sa proovid liigutada. Ja siis mul oli see nipp, et ma lihtsalt mõtlesin nagu või keskendusin väikse sõrme väiksele otsale. Ja siis, kui ma suutsin seda natukene liigutama hakata, siis sai terve keha nagu uneparalüüsist välja. Ja, aga see on nagu haige tunne, kus sul on siuke tunne, et sa nagu tõused, whatever, mida sa üritad siis teha, näiteks mingi püsti tõusta või midagi, vaata, istukile. Sa tunned nagu, et see tuleb nagu siukse delay lag'iga, vaata. Et nagu ma tõusin püsti, ma nüüd tõusin püsti, sest ma juba arvasin, ma olin püsti. See mingi korraks. Aga mul oli full selline ka ükskord, kus ma nagu olin justkui nagu unes, aga mingisuguses teises realmis.
ja siis mingisugune olevus seal proovis mulle mingeid asju seletada, aga samal ajal ma tundsin seda, et ma olen uneparalüüsis ja ma kuulsin seda, kuidas mu toapõrandal, ma ei olnud kodus, aga nagu toapõrandal nagu hästi-hästi palju rotte oleks jooksnud, nagu põranda krabisemist kuulsin. Ja siis ma proovisin ennast välja tirida sellest uneparalüüsist ja siis ma full nagu tirisin ennast voodis istukile ja täiesti olin kaine reaalsus ja siis ma lihtsalt tundsin, kuidas keegi nagu mul nagu läbi selja nagu rinnast kinni võttis ja lihtsalt niimoodi tõmbas mu nagu voodisse. Ja põhimõtteliselt nagu voodisse tagasi ja siis see juhtus mitu korda järjest ja siis ma tulin nagu full voodist välja, läksin õue jalutama, et välja saada sellest. Aga see, kui sa õue jalutama läksid, sa olid ikka nagu unes või? Ei, siis see oli nagu, kõik oli juhtus päriselt ja, aga see, et ma tõusin ka voodis istuli, see oli täiesti päriselt, ma tõusin voodis istuli. Aga mingi asi nagu tõmbas lihtsalt niimoodi tagasi. Ma küllap oleks pidanud nagu kuulama lihtsalt, mis olevus tahtsi rääkida mulle. Ei tea, jah. See tundub sinu elus suur probleem. Isegi see õudusunenägudes saatan on nagu see Eeri, palun kuula mind. Annule hetk. Eeri, palun las ma hirmutan sind natukene, kas sa lased mul midagi hirmsat vaela. Vastu tuleb full unine mingi sonine mine vastu. Seega sina kui lucid dreamingu ekspert, mis sa soovitad meie kuulajale, kes ei saa lahti sellest, et ta lapsepõlves sassi pool oli see case. Kas ta peaks lihtsalt taas elama? Vaata, osad ütlevad, et oma deemonitest saab nii võitu, kui sa uuesti kohtud nendega. Sassiga siis? Arviga, Arvi ja Sassiga. Ma ei tea, kui ma siin oma välja mõeldud eksperdi mütsi pähe paneksin, siis ma ütleksin seda, et see, mis ta rääkis selle kohta, et kui ma olen pikali, siis kohe nagu kogu aeg see tuleb tagasi, siis nagu minu loogika on see, et sul on kunagi lihtsalt kas või nende sama uneparalüüside ajal sul on pikali olles nii hirmus olnud, et su keha mälus on see sees, et sul pikali olles on hirmus, ehk siis sa pead pikali olles suutma, täpselt nagu sa ütlesid, nii-öelda justkui selle teemoniga taas kohtuma, et pikali olles selles olekus, kus sa tunned, et see hirmu asi hakkab peale tulema, iseennast maha rahustada, et see enam ei juhtuks. Sest minu arust enamused nagu mingid siuksed foobiad ja hirmud, mis inimestel tekivad, mis nagu hakkavad suuremaks kasvavad just siis, kui sul on see, et kui ma olen mingi siukses olukorras, siis mul tekib mingisugune paanika või mingi ärevus või mingi hirm. Nii et ma proovin seda olukorda vältida ja siis sa lihtsalt nagu kasvatad seda selle asemel, et olla selle olukorra sees ja siis tunnetada seda, et davai, tunnen, et keha läheb krampi, aga lihtsalt rahulikult nagu hingata ennast läbi sellest. Mida kõvemini sa vette hüppad, seda suurem pats tuleb vastu sulle. Vaikselt pead olema seal sees. Kogema seda. See oli nagu mingi metafoor, mis mitte munnigi ei tähenda. No ma üritan ka selle kuradi voodoo shitiga kaasa minna. Vaata, kui sa kardina tavad, siis... Vaata, kui sa võitled selle oma hirmu vastu. Ei, ma proovisin siiralt vastata inimese murele. Maga püsti nagu hobune, vaata. Siis su keha ei karda. Mina ütlen alati, kui hirm on, siis 4 jalaga nagu hobune maga. Hobusest ei saa keegi võitu. See väga hobusest ei saa keegi võitu. Lasso. Väga hea, lahendatud. Saamegi minna järgmise juurde. Ma teadsin, et ringiga me leiame lahenduse. Jaa, lahendatud. Sul võiks olla mingi visull, mis väike tuleb, siukene linnukene. See ei ole eelarves. Ja siis vaata, nad võiksid teha vaata mingi, selle aftermath kõne ka vaata, kus nad nagu ütlevad, et kuidas olukord jääb parandanud. Olen ikka olen halvatud. Helistan sulle oma unenäost. Eeri nõuanded olid väga halvad. Arvi hoiab mind kinni ja ta ei lase mind lahti. Arvi ja Eeri tegid koostööd tegelikult terves aeg. See on Rakverest 20 kilomeetrit, üks talumaja. See on üks mahajäetud narivoodi, kas te palud saaks? Olen Haanja vallas. Ühesõnaga 10 aasta pärast uus saade, siis saame teada. See hüppab nii magamata siis. No eks lahendused võtavadki natuke aega ja praktiseerimist. Järgmine. On ka pikem. Väga hea. 3:42, pange valmis ennast. Hello, minu nimi on Jennifer ja mina näen kroonilisi õudusunenägusid. Ja see põhimõtteliselt ongi nii, et esiteks ma näen väga tihedad unenägusi ja teiseks need on alati kõik õudusunenäod. Ja minu sõber arvas, et see oleks jube koomiline, kui ma räägiks
nendest. No eks ma hakkan pihta, siis mõtlesin, ma valin siukse juice'ima, et olin siis mingis maha jäetud majas, mina olin mingi on surgery board lihtsalt pikali ja mingid tüübid hakkasid mult mu organeid välja võtma samal ajal, kui ma olin üleval. Ja minu jaoks on see, et ma tunnetan nagu seda valu, mida ma unes näen väga nagu, no see tõesti tundub väga tõeline mulle. Ja nad võtsidki nagu üksaavalt minu organeid välja, võtsid mu südame välja ja lõpuks nad võtsid ka mu silmamunad ja nad panid need nagu kõrvale laua peale ja ma nägin nendest silmadest läbi. Ma nägin, kuidas ma olin seal laua peal, lahti lõigatud ja tühi. Kui te oskaksite seletate, kus see tuli, siis väga tore oleks. Ma nägin kahti unenägu, mis oleks väga hea Saw horror movie trap. Põhimõtteliselt oli siis niimoodi, et mina olin järjekorras ja samal ajal oli üks mees nagu ees ja ma nägin nagu ise oma silmadest ja selle mehe silmadest. Ja tema pidi alla neelama nööri. Ja ta pidi neelama ja mina tundsin seda, kuidas see nagu käre vastik nöör. Ja see oli nagu šuke, nagu köis ikkagi, ma ütleks pigem. Ta pidi seda alla neelama. See oli kohutavalt vastik. Nagu see tundus nagu terve igavik, aga ta pidi nii palju nööri alla neelama, kuni ta kõht rebenes. Ja see nöör lihtsalt tuli sealt välja. Ja ma nagu nägin seda ja ma teadsin, et mina olen järgmine. Nii et jällegi ma olen väga segaduses, kus see tuleb. Ma otseselt siuke horrorfilmide vaataja ei ole. Või mulle meeldib vaadata, aga ma enam nii palju ei julge vaadata muudusunenägude pärast. Kui te oskaksite mulle mingeid häid põhjuseid tuua, äkki ma saan oma psühholoogile neid edasi teavitada. Sellest oleks suur kasu. Aitäh teile kuulamast ja ma loodan, et minu unenäod teile uudusunenägusid ei tekita. Head päeva jätku. Tšau, paka. See oli nagu inimene, kes kirjeldab seksuaalvahekorda nii, et ta ei saa aru, mis toimub. Mina tahan öelda, et kindlasti on suurt kasu sellest, mis sa siit episoodist saad. Jennifer võiks olla mõne audioraamatu siis lugeda, väga hea kuulamine. Ma tahtsin täpselt sama öelda, et Jennifer, sul on nagu fantastiliselt, sa oled nii ilmekas. Ta ei ole siin, sa nagu vaataksid talle. Ta ei ole mu kõrvast. Aga ta näeb läbi sinu silmade. Vaata, jah, mikrofon on meeldi. Ta näeb läbi sinu silmade, Mikael. Meil on ta e-mail siin, kutsume ta kohale. Ma tahaks teada, kui vana Jennifer on, sest ma ei saanud aru, kas ta on nagu lihtsalt 17-aastane või ta on nagu väga nagu noor. See vahe huvitab sind. Ei nagu tihti lapsed räägivad nagu ilmekamalt, võib-olla ta on nagu 38, ta ikka räägib nagu niimoodi. Mul läksid kõik need asjad meelest ära, mis ta ütlesid, aga ta lõpetas lausid nii toredalt. Ta võiks sisse hakata lugema õudusjutte. Ma usun, et see oleks... Inimestele meeldib naistele meeldib enne magamajamist selliseid õudusjutte kuulata. See oli nii legendaarne lause lihtsalt. Õudusfilmid mulle ei meeldi. Ei, õudusfilme väga, või need meeldivad, mulle meeldib vaadata, aga ma ei vaata neid. Enam nii palju. Aga kas me saame seda alguse, seda iga korra kuulda või? Mis ta lasi seal alguses vaata? Hello, Jennifer ja mina näen kroonilisi õudusunenägusid. Ja see põhimõtteliselt ongi nii, et esiteks ma näen väga tihedad unenägusi ja teiseks need on alati kõik
õudusunenäod ja minu sõber arvas, eks. Tere nagu juba siuke vaata. Roger sai teise kätte. Ma olen nii torn, sellepärast, et nagu minus on see... Torn nagu on a surgery board või? Yeah, täpselt. Sest minus on see siiras osa, mis nii väga tahab, nagu esiteks ma tulen kaasa sulle, Jennifer, ja teiseks ma tahan... Kõlas nagu ta naudib neid. Ma tahaks nagu siirast kohast... Ta ei pea enam õudukaid vaatama. Siirast kohast sellele vastata, aga ma olen nende kahe inimesega siin ja ma ei saa midagi siirast öelda. No nende kulmudega ja mitte. Küll ära blondeeritud. Ma ei saa midagi siirast öelda. Nüüd üle. Vabandage, ma räägin Viru keskuses mannekeeniga praegu. Okei, Eeri, aga teeme kaks varianti. Esimene variant on see, et siiras Eeri vastab. Jennifer, mis mina tahaksin öelda? Ja miks sa oma siukest flirtivat häält kasutad ka? Oota, tead mis vä? Ütle Miikael seda, sest ma ei kuulanud, ma hakkasin eile seda Geneverniku osa kuulama, ma lõpuni ei kuulanud. Kui küsimused temani jõudsid, kas temalt küsiti ka mingi õudusunenägude küsimusi? Veits me paari kuulasime jah, mis olid... Anna mulle mingi generic tema Geneverniku vastus nagu mingile õudusunenägu põhjusele, paralüüsi põhjusele, midagi sellisele. Siis... Paralüüsini me kahjuks ei jõudnud. Okei, aga õudusunenäod on midagi, mis keerulisemad teemad jäid meile. Me hästi pinnapealselt kompasime seda teemat. No me kompasime niimoodi pinnapealselt. Küsis keneldi, kas inimesed tõesti näevad unenägusid? Aha, näevadki jah. No vahi. Et tegelikult on ju nii palju, kui mina aru sain, sest tegelikult veits on unenägude nägemine hea on ju, sest see justkui viitab sellele, et sa jõuad REM-unetsüklisse. Oli midagi sellist rait või? No see on kindel, et see niimoodi on. Ütleme, et oli nii. Aga ja noh, selles suhtes jah, nagu see, teate küll, kuidas läänemeditsiin on. Et Tartu Ülikooli ametlik seisukoht on see, et unenäod otseselt ei tähenda midagi. Okei, siis ma tean, mis ma saan öelda, sest ma on täpselt see, mis ma arvasin, et Genevernik ütleb, mis on täpselt see, mis tema kõrgharidusega saab öelda. Aga mina Aruküla Vaba Valdorf kooli 9 klassi haridusega. Täpselt, mis on päris uneteadus. Saan öelda midagi hoopis muud. Eeri magas 12 klassi koolis, ta teab. Magamise koht. Ja ma magasin 9 klassi hariduse peale 12 klassi. Speedrun. Teil tehti seda õpet ja kus lõuna uinaku ajal vaata sosistati kõrva teadmisi. Kõik teadmised on värvides olemas. Sa pead ainult käbi vaatama 3 tundi ja sa tead kogu loodust. Ühesõnaga, Jennifer, kui sul on nagu persistent õudusunenäod, siis tavaliselt seal õudusunenägudes on mingisugused nagu korduvad temaatikad. Ja kui sinu korduvad temaatikad on seotud organitega, siis nagu kõikidel organitel on ju kehas erinev tähendus ja üks nagu väga-väga levinud asi, mida inimesed näiteks näevad, on seotud hammastega. Mis on see, et inimesed näevad, et kas neil hambad kukuvad suust ära või neil hambad logisevad või hammastega on mingid probleemid. Kas keegi võtab neil hambad ära, nad ise võtavad endalt hambaid ära ja väga-väga tihti inimestel tekivad sellised unenäod siis, kui nad tunnevad näiteks, et või alateadvuses saavad aru, et nad ei käitu päris nii, nagu nad tahaksid käituda, kui nad ei ole truud ise endale, kui nad ei ole truud oma väärtustele ja kuna hambad on esimene asi, mida me teiste inimeste juures näeme, mis tervist näitavad, siis kui sul hambad logisevad ja hambad on katki, siis on justkui esimene märk sellest, et selle inimesega on midagi korrast ära. Ja see on meil alateadvuses see märk, mis ta on tuhandeid aastaid olnud, et jah, sa ei käitu nii, nagu sa tunned, et sa tegelikult peaksid käituma. Aga sisikond ja just, aga võt, seal ongi nii palju erinevaid asju ja mina ei ole selles mõttes mingisugune ju ekspert. Ära ütle nii. Ma olen super ekspert. Ma olen super ekspert ja, aga ma ei oska nagu nende silmade, sest mul ei ole õigust nagu, sest kui ma siiras olen, siis mul ei ole õigust mitte mingit moodi interpreteerida, mida sinu unenäod tähendavad. Okay, siis käiguvahetus ebasiiras Eeri. Go now. Oh yeah. Jennifer, sa näed Tule mul oli voodisse, kui sa tahad paremini magada. Mul on nii raske neid käike vahetada. Öelge teie midagi nii kaua, siis ma vaatan, mis mõtlen. Ma mõtlen, see oli väga hea. Vaata, hambad on ju, vaata, hambad tähendavad seda, mis ütlesid, et nad tähendavad. Me kõik teame, et hambad tähendavad seda, et sa oled ebasiiras, kui su hammas logiseb. Ja siit nüüd...
kui me lähme sellise, kuna me tegime inglise keelele ukse lahti juba pattern recognition'it mööda, et kui me üritame mustrit järgida, siis kui hambad on ebasiirus, siis sisikond ilmselgelt on siirus. Et sa oled liiga siiras. Jalgpalliliiga, noorte liiga siiras. Üritab ikka veel aru saada, kui vana see Pihv oli. Eeri on momendil halvatud, nii et lähme. Jah, Roger Andre, palun, uneekspert number 2. Sest sul on õigus, mõlemad on. Seal läbi muster oli mingi sisikonna asi, vaat see, et ühest ta vaatab seda, et tal nagu eemaldatakse silmad ja silmad vaatavad eemalt, kus ta keha tehti tühjaks. Ta vaatas läbi teise inimese silmade, siis on see, et teine inimene tegi midagi, aga tema tundis seda samal ajal, seda nööri alla minemist. Mina ütleksin seda, et see võib-olla elad... valesid asju oma kehasse. Ei, et see võib-olla elad liiga palju läbi teiste inimeste, võib-olla sa võtad oma sisetunnet teiste inimeste järgi, võib-olla sa oled mõjutatud liiga palju teistest inimestest, võib-olla teiste inimeste käitumine on sinu jaoks olulisem sinu sisetunde mõjutaja kui sinu enda käitumine. Ja see nööri asi ka, vaata, et kuigi nad tunduvad erinevad lood, siis see on tegelikult see sama lugu. Just täpselt. Et ühes võeti sisikond välja, teises ta näeb, aga ta tunneb, mida see mees, kes peab nööri sööma, ja siis kõht lõhkeb, sest liiga palju nööri on. Just, ja kõik võetakse välja. Ja, et võetakse ära, pannakse, tal on mingi vahetust vaja, ta peab mingit organit vahetama. Ja mis asi on... See, kus Jennifer tegelikult tõmbab toba, ma ei tea, näen kogu aeg kopsu vähki unes. Aga Kene Vernik ütles, et unenäol ei tähenda midagi. Samal ajal sööb nööri. Vaat see punane kummikommi nöör, mis elemendi pildiga pakis oli. Lihtsalt seda. Aga Jennifer, kui sa mõtled ka selle peale, mida nöör tähistab, nöör on see asi, mis seob ühte asja teise külge, see on see, mille jaoks me kasutame seda. Ja sina samal ajal, kui keegi sööb nööri, mis seob ühte asja teise külge, näed seda, kuidas, või tunned seda, mida tema tunneb samal ajal. Ja näed läbi tema silmade. Ta oleks pidanud hakkama selle mehega samal ajal seda nööri neelama, siis nad oleks vaata nagu seal multikas kokku saanud tulla. Äkki see oli side selle mehe ja tema vahel. Ma sain just aru, mul oli täna öösel õudusune nagu üle pika aja. Selline, kus on nööri sõid või? Ei, mitte selline, aga selline, kus ma Joel Juhiga kokku põrkasin lampi lihtsalt. Kokku põrkasin, okei. Ma ei ole kunagi kuulnud siukest väljendit, kus ma Joel Juhiga kurku põrkasin. Ma ütlesin kokku põrkasin. Seda sa ütlesid teisel korral. Me saame rewindida seda ja kuulda seda. Kas teil unenäos oli selline Step Up 5 süžee, kus te pidite tantsulahingus võitlema? Kusjuures ei. Ma ei ole elu sees kohtunud temaga. Ma olen nagu... Ainult unes. Aga te olete natuke jing ja jänk küll oma soengutega. Vaata, sa oled nagu eredan, tume. Wow. Teil on mingisugune siuke, jah? Ma näeks küll teid nagu kurku põrkamas üksteisele. Tema ajab tüdrukuid tantsutrennis nutma, sina mitte. Ma tulen siis, kui tüdrukud läinud. Ainult siis, kui ma saan kindel olla ka seda 16 või 17. Ma võin sulle tuua, Jennifer, ühe näite nagu enda, mis mul oli pattern pikka aega korduvatest õudusunenägudest, mis ma nägin, mis võib-olla ei pruugi isegi nii õudselt kõlada, aga ma tihtipeale nägin seda, kuidas on mingisugune olukord, tegelen millegagi ja siis ma lihtsalt nagu tõusen õhku ja hõljun minema. Siis ma pikka aega mõtlesin seda, et jumala cool, eks ole, et ma lendan unes ja paljud inimesed on nagu see, et mingi jumala lahe, ma suudan unes lennata. Aga tegelikult, mida see tähendab, on see, et mul oli tolles ajal elus hästi palju asju, mida ma lihtsalt nagu ei konfrontinud nii, nagu ma peaksin neid asju konfrontima. Ehk siis mul oli hästi palju olukordi, mida ma lihtsalt vältisin ja kus ma lihtsalt otsustasin, et davai, et ma ei tegele selle probleemiga ja lihtsalt kõrvaldasin ennast sellest situatsioonist ja unenägu lihtsalt kogu aeg tuletab seda meelde, et kus sul tegelikult lendamine tihtipeale ei tähenda mitte seda, et sul on mingisugune võime, mis on supervõime, vaid see tähendab seda, et sa ei ole kontaktis reaalsusega, et sa eraldud. Et sa ei katsu muru piisavalt. Kuule, aga vaata, ma vahepeal siukest asja näid, mis sa vaata, et nagu siukene, et ma pean nagu jutumärkides puslet kokku panema, et edasi saada, vaata. Nüüd Eeri laskab Rogeri. Ja see tähendab seda, et sa oled pede. Võib-olla siis on selles asi. See on ülilihtne. See on algusest peale niimoodi olnud. See on see klassikaline pusle. Sult esimene asi, mida Jung kirja pani unenägude interpretatsiooni kohta. Joel Jung, J.J. Street. Ringiga tagasi.
äkki tõesti. Ehk siis ei tegelikult väga ausad pointid Fairi poolt. jah, Fairi, väga hea. Holy shit, see on hea. Ma isegi ei mõelnud, see tuli nagu sisimas, see lihtsalt tuli kuidagi ürgselt. Sisikonnast. Wow, amazing. Oh my god, kõik on nii seotud. Täpselt see tuli minu sisikonnast praegu. Ja kui Jennifer näeb unes seda, et need sisikonna asjad, siis tegelikult Jennifer, sa pead nagu veits välja zoomima ja enda elu vaatama praegu. Et mis sulle tegelikult stressi, midagi sinu sees tekitab sulle stressi. Midagi on valesti. Ja ma arvan, et sa pead midagi oma elu juures muutma ja see võib olla see, mis Eeri ütles, et sa oled liiga elad teiste elu, vaata, et Jennifer, sa pead võib-olla oma need kauboi saapad lõpuks üles tõmbama. Mõtle, sa nägid unes seda, kuidas oli operatsiooni laua peal ja teised inimesed võtsid lihtsalt kõik sinu organid välja. Ehk siis kõik sinu tunded, kõik sinu vajadused, kõik asjad lihtsalt võeti sinu seest välja ja pandi sinust väljapoole. Ja sa pidid ikka tundma seda. Ja sa pidid ikka tundma seda. Jah. Nii et Jennifer, see on ilmselge märk, et sa pead hakkama ise endaga tegelema, rohkem enda jaoks elama. Ainuke inimene, kes saab sind õnnelikuks teha, oled sina ise. Ja mine rinnavähi kontrolli ka igaks juhuks. Lihtsalt naised peavad käima. Ja kes see armeenlane on, kes eurolaulul oli meil? Stefan Arjapetatjan ja ühesõnaga, et Miikael Meemaa ütles, et ainukene inimene, kes saab sind õnnelikuks teha, oled sina ise. Mina tahan lisada, et kas ma ei ole kindel, et sa selle soengu ja kulmudega saad sellist Armeenia viha levitada. Mina tahan öelda seda. Pane sa sõrm vähemalt niimoodi. Pane sa sõrm poliitiliselt. Mina tahan öelda. Eeri, kas sa võid vähem seda Elon Muski haili teha praegu? Pane ma käsi alla. Mina tahan öelda sulle, et kas Stefan Arjapetatjan saab sind õnnelikuks teha. 2 inimest saab sind õnnelikuks teha, sina ise ja Stefan Arjapetatjan. Ja nüüd Telliskivi Steffi grill. Päriselt tuleb või? Ma tegin pilti juba ja ma juba tegin pilti eile. Väga hea sõbranna nimi on Steffi. Mul läks katki ka. Ma pidin pilti tegema. Sa tegid lihtsalt hoonest väljast pilti? Ei, nagu sellest, et pilt on Steffi grill. Okei. Aga söömas ei käinud? Ei. Sa oled aru saad Eeri suhtest Armeenia kultuuri, kusiini ja inimestega. Kas Steffi grill on Armeenia grill või? Jah. See on Stefani pereretsept. Stefani enda see resto. See ongi tema tehtud või? Okei, Steffi tundus mulle nii mitte Armeenia nimi, ma ei tea. Sest Viljandis on, no jah, kui sa hääldad seda nagu see oleks väike kuredi selle patsiga koera nimi. Kuulsid Steffi, jah? Kõik arvavad, et sul on koera nimi. Keegi ütles Steffi talle, Steff. See on Steff. Steffi grill. Steffi grill. Okei. Ja Viljandis on Stefani isa šašlõki koht, mis Sosu juures. Mis talle nimi on? Tigran. Ei, see Viljandi oma ongi Sosu juures või Sosu juures. Käisime. Ei oleme küll käinud, see on väga hea. Päris hea, selline autentne. Kuulge, rääkige 30 sekundit, palun, ma pean käima võtma panema huulemääret endale peale, sest ma tunnen, kuidas mu huuled on kuivad. Tead, mida see tähendab? Lihtsalt fun factina. Kas sa tead, Eeri, mida see tähendab, kuuled kuivaks lähevad? See tähendab seda, et sa hoiad ennast tagasi asjadest, mida sa tahad. Suuban. Stefani teema jutu lõpetuseks tahtsin öelda, et õe nimi on Stefania. Päriselt ka või? Lihtsalt sama nimi pandi, Stefania. Nad isegi ei viit. Seega vend on Stefan ja õde on Stefania. Nad on sama välimusega ka või? Ma ei saa nii öelda. Ei, ma ei mõtle selle, ma mõtlesin nagu, et nagu täpselt. Ma ei saa nii öelda. Ma ei mõelnud nagu. See kõige parem vastus sellele. Ei, väga ilus naine on. Ma ei saa nii öelda. Aga ta nüüd tuli ka enda soolokarjääriga välja, sellepärast ta on nagu hästi pildis viimasel ajal. Aga mis ta teeb soolos? Laulab. Ka laulab, okei. Ma ütlen, rahvas laulab. Roger, lihtsalt omavahel rääkides, see on praegu minu ja sinu vahel. Teeme niimoodi, et järgmise küsimuse ajal nagu sama koha peal võtame mõlemad endal nagu ülemise vesti ära. Nii et publik arvab seda, et nagu what the fuck, kuidas nad teadsid samal ajal vest sellest ära võtta. Aga me neile ei ütle. Oota, sorry, vist on mikker välja. Järgmine tuleb nüüd, jah. Ühesõnaga, Jennifer, mina hoian sulle pöialt ja leia endale esoteerilisi sõpru
või samas ei, ma ei öelnud niimoodi, ela oma elu nii, nagu sa pead. Ära kuula mind, Jennifer. Jennifer, ära kuula. Põhimõtteliselt lisa lihtsalt Eeri Snapchati ja ta vastab su igale murele, iga kell. Ei. No teema lõpetuseks uurisin ChatGPT-lt, kui vana Jennifer võiks olla, et millal tuli esimene Jennifer, kuna see on välismaine nimi. 2001. Aga ta ei teadnud. Ei teadnud. Ma mõtlesin korraks, et sa ChatGPT-l palusid ka nagu müsteeriumit lahendada, aga sa ütlesid ChatGPT-le, kui vana Jennifer. Siin on helifail, ütle mulle vanus. Inimene on õudusnägudega lõksus ja su küsimus on oot. Ja ei, klassikalised tüübid ja 4 tüüpi koos, mingi Pihv kurdab oma murega, kõik need, kui vana ta Pihv on. Aga müüke ta välja näeb, ma pean hääl, mulle meeldib, kus ta ütleb asju. Võin teile lihtsalt öelda, et Eestis on Jennifer nimi on 118 naisel. Võtame kohe Insta. See ei ole raske jah, hakka seal. Tere Mikkel, tere Mikker, tere külaline ja tere Karl. Mul on selline küsimus, et miks ma iga kord, kui ma magama lähen, ärkan läbimärjana täiesti higisena. Vahest on nii, et ma enne magama minekut lähen duši alla, lähen magama, ärkan. Ta ei kuivata vahepeal. Keset tööd, läbimärjana, higisena, higi haiseb. Ma lähen uuesti duši alla, ma vahetan voodipesu ära, ma vahetan T-särgi ja alukad ja sokid ära, sest mul on külm. Seal on see probleem, mida sellepärast sa oled üleni sellepärast ma magan T-särgiga. Mõni magab pyjamas. Ei saa olla sellepärast. Miks on nii, et ma lähen 3. korda duši alla ja ikkagi natuke meeldib ka läbimärjana. Ma lähen 3. korda duši alla. Jah, ma kuivatan ennast peale duši. Ei ole selles asi. Nagu juba selle ma ei suuda. What the fuck, kas ta on kõnes meiega praegu? Suuda, noh. Kas asi on selles, et ma olen närviline magaja? Mul käib mingi kogu aeg action unenägudes. Also true. Mis kuradi fucking Marvel. See univers on pask. Ma kuradi võitlen transformeritega ja siis mul on see on parem universum. Ja siis ma unustasin asjad maha. Action käib kogu aeg, kas asi on selles? Või mis mul viga on? Ei suuda enam, palun öelge, mis ma tegema pean. Aitäh teile. Mul on nii kahju, et Kene seda ei kuulnud. See oleks nii hea olnud. Seda küll, jah. Ja ilmselgelt tegelikult ma tahan korraks, kas me saaks sarnaselt Jenniferi kõnele, ma tahan seda esimest 10 sekundit uuesti kuulata. Kas me saame korraks esimest 10 sekundit uuesti kuulata, kuni ta ütleb läbimärg. Tere Mikkel, tere Mikker, tere külaline ja tere Karl. Mul on selline küsimus, et miks ma iga kord, kui ma magama lähen, ärkan läbimärjana, täiesti higisena. See on, kes lavakasse proovib esimesele kursusele sisse saada ja tegelikult mitte mingit annet ei ole. Miks on nii, et ma iga kord, kui ma lähen läbimärjana. Ma ei ole kedagi kuulnud läbimärjana nagu sellise twängiga nagu ütlemas läbimärjana. See on nagu mingi laulus juba, kus refrään oleks läbimärjana, see Terminaatori lugu. Kas ma võin ka sellest siirast Eerit uuesti teha või? No eelistatavalt alustame alati siirast Eerist. Ei. Olukord on väga tõsine. Kallis kuulaja, kas ta ütles oma nime või? Ei, aga me teame ta nii. Vaata peale Jenniferi. Karl on üldse. Kallis ta mõtleb Karl Varmat. Karl, ole rahulikult. Rahu, Karl. Kallis kuulaja @hotmail.com. Sinu unenägude seletus on järgmine. Kui sa rääkinud isegi unenägudest. Kui sa võitled transformeritega, siis see on täiesti loomulik, et sa higistad. See on miinimum, mis sa peaks ekspektima, et sa higistad. Sa oled meesterahvas, sa võitled transformeritega. Seda me oletame lihtsalt. Sa vahetad unenäo ajal, vahetad Avengersitest transformerite peale. Sa käid universumite vahel. See, et sa oled natuke higine, pead öösel 3 korda pesemas käima. Sinu ameti juures
kes on Transformeri võitleja unes, mina ütleks, et see on loomulik. Et sul on valik teha, kas sa lõpetad Transformeritega võitlemise ja võib-olla võtad sokid jalast ära ja särgi ja aluspesu ja mütsi, kui sa magamas käid. Ja äkki ei maga 29 kraadi sees, vaid nagu mingi 21 proovi või 19 või nagu aken lahti natukene ja siis äkki sa higist enam nii palju. See lause oli jah, sa tuletasid just mulle meelde, see oli päris hea osa, kus ta oli. Ei särka niigi loigus, vahetab voodipesu, võtan sokid jalast, võtan soojapesu seljast, võtan triiksärgi seljast. Miks sa nagu kuradi mumifitseerisid ennast enne magama? Lähen Leili ruumist välja. Ja see, et ta mingi käib pesus, ja kui et siis panna riidesse. Kui sa oleks lõppu öelnud, jaa, ma olen delfiin, siis oleks kõik loogiline olnud. Ja lähen kirstu tagasi. Magan vannis. Saad aru, eelmine Jennifer räägib meile, kuidas kõik ta organid võetakse ta kehast välja ja ta peab nööri alla neelama ja siis on mingi, ma olen veits higine. No mitte veits ta vahetab. Saad aru, kui sitt uni on praegu, ta iga öö vahetab voodipesu. Sa ei kujuta ette, milline majapidamisprobleem see on. Tal on ainult 2 paari voodipesu. Vaata, siin jäi see osa nagu puudu, et ta ei rääkinud oma nagu tavaelust midagi. Jenniferi kohta oleks ka tahtnud tavalist päeva kuulda ja tema kohta ka tavalist. See, kus kuradi ärkas 8 jõudsin kooli, siis fuck ei räägi veel, mis sa teed oma päeva. Ja kõigepealt, mulle meeldib, kus te kõigepealt olite see, et 5 minti loll oled või ees. Tegelikult ma tahaks Jenniferi lapsepõlvest, igapäeva toimetustest, ma tahaks day in the life of Jennifer. Ja, aga @hotmail.com oleks tema kohta ka tahtnud teada, et mis ta päeval teeb, mis tekitab talle selle, et öösel nagu ainult Marvelit unes näeb. No see on, no väike action on ikka, see on, noh, need on lihtsalt unenud. Vaat pigem on jah probleem tema selles unehügeeni osas see, et kas alasti magama lihtsalt? Väiksed lapsed magavad pidžaamas, on ju, või inglise vanainimesed, sest Inglismaal ei ole sisekütet majadel. Kas sa oled kunagi last ja Inglismaa vanainimest samal ajal ühes ruumis näinud? Kuidas ma kujutan, Eeri magab selle sama kuradi, selle vestiga. Ma olen alati komando. Paljas, aga see vest. Ja väikse prillid. Oh my god. Ei, ma ei tea, selles mõttes jah, ta tundus nagu olevat nagu tüüp, kes nagu ei suuda päevast lahti lasta, vaata. Et tal ongi see, et ma pean oma päevariided võtma ka, magama kaasa. Ja tegelikult see, kui sul on nagu füüsiliselt palav, tegelikult teebki see une kvaliteedi hullemaks, tekitab keha ja stressi olukorra, mis omakorda võib tekitada neid unenägusid, mida sa ei taha näha. Say it, bro. See on täpselt see, mida Alexander Fairy Godmother Laupmaa ütles, on see, et tee ööseks aken lahti, on ju, magamistuba peaks olema jahedam kui teised toad. Halleluja. Nagu üks mulle tuttav inimene kunagi ütles, tema tsitaat oli, et ainult perverdid magavad riietega. Gameboy Tetris. Yeah. Ta näeb välja nagu ta on nagu lihtsalt osanik Sveta baaris, vaata. Vaba tegeeri on jälle halvatud ja tal on vahepeal Tourettes, kus ta ütleb Eesti räpparite nimesid. Kas see ei olnud Gameboy Tetris, kes ütles sulle seda või? Kas ma tegin aktsenti? Was worth a shot. Kas ma tegin aktsenti? You miss 100% of the shots you don't take. Ja... See, kus Eeri hakkas praegu jupp tööle. Fucking nüüd on poole episoodi pealt praegu päikseprilli õige hetk. Ja Gameboy Tetris, maybe. It's the truth. Sokid voodis, no see on kindel nagu... See no go. Sealt tulevadki jõudusunenevad. Mina pidin sokke voodis kandma siis, kui nagu Austraalias... Pidid sokke. Keegi surus sulle peale sa. Listen to the story. Ma olin Austraalias, oli talv ja see oli Melbourne'is, et seal oli päriselt külm ja ma olin vanas puumajas ja ma paastusin 5 päeva järjest. Ehk siis mu keha oli täiesti nagu there was no heat. Ja mul oli niimoodi, et kui ma ärkasin, mul oli terve päev nagu üks varvas oli nagu surnud, vaata põhimõtteliselt. Ma oleks saanud lihtsalt nagu otsast ära võtta. See oli Eeri mägironimilugu. Siis ma pidin kandma sokke. Aga nagu kui sa ei ole siukses ekstreemolukorras, nagu Melbourne'i talv, siis ilmselgelt sa ei peaks sokke voodis kandma. Mitu tükki teid seal korteris oli? See oli maja, seal oli 5 inimest. No,
tean, kui kiirelt see vastus tuli. See oli majas oli 5 inimest. Ei, ma tean just, ma ei mõelnud välja seda. Eri on siuke kommuuni tüüp, jah. Keegi teine. Seal oli 5 näljast külmunud inimest. Järgmine helistaja, palun. Kõlab nagu asi, see paastuaeg ja tegelikult käis süstal ringi lihtsalt. Seega riided seljast, magamistuba jahedaks, magamistoas õhku. Selles suhtes. Soe dušš enne magaminekut. Siis tood kehatemperatuuri üles vaata, siis tood duši alt välja, siis see langeb. Boom. Jälle üks väike hea. Ja hea une jaoks peab olema madal kehatemperatuur, sokid, ma ei tea, mis su peas toimub, aga kindel no ja ülejäänud riided võtta ka seljast. Nii et digimone vaadata enne magama minemist. Ei pruugi aidata, aga samas jälle üks episood nähtud. Teine universum. Ja, salvesta oma... Alateadvus ümber. Sinu alateadvus on nagu chat GPT see, et me peame sinna söötma asju sisse, millest ta saab genereerida. Täpselt. Ehk siis... Muumiarulood, digimon. Magaminekuks pane mingi selline muumiarulood luupima peale. Midsommeri mõrvad. Võta paljaks, aken lahti, radikas välja. Ma ei saa ka välistada, et ta kõrvalruumis on saun, mida iga õhtu kütab. Ta on kõrvalruumis praegult või? What the fuck? Võid. Mis sellest podcastist saanud on? Ma olin siin vaevu 5 episoodi tagasi ja see oli normaalne saade. Ja nüüd on inimene kõrvalruumis terve aeg olnud. Kas ta oli Kene Verniku saatel, aga kõik helistajad on kõrvalruumis tegelikult. Nad magavad kõrval. Nädal aega kõrvalruumis kinni olnud. Hoiame patsiente kõrval magamas. Ei välista, aga ikka ümber. Järgmine. Läbimärk. Tere Miikal, tere Roit ja tere Kene. Kui Kene ei ole, siis on natuke kentsakas lugu, aga no vähemalt siis proovisin. Igatahes unega selline lugu, et väiksena mul olid ikkagi luupainajad päris tihti ja et oli suhteliselt keeruline lugu magama. Nagu kirjutada meili. Või magama ma jäin ja mingi hetk kärkasin üles ja hakkasin ette kujutama, et mis oleks, kui juhtub selline asi ja lõpuks juhtuski niimoodi, et need koledad asjad juhtusidki ja tead, ja vend ei teinud ka asja lihtsamaks ja temaga oli üks teine tüütulugu, et temal on sonambulism, et kuuldapisus või unes kõndimine ka, et vahel oli mingisugune tüüp minu peal, kes mingi kuuma piitsaga mind peksis, mina karjusin, kuigi suust ei tulnud mitte midagi välja ja siis mõni teine öö oli hoopis, vaatasin, et vend hakkas minuga öösel rääkima ja tõusis püsti ja tuli minu voodi juurde ja hakkas minuga rääkima vahel eesti keeles, vahel heebrea keeles. No ikka huvitav oli küll, jaa. Aga jaa, nüüd mul on unega hästi, et hakkan magama jääma ja kasutan natuke naisega teen musi ja soovin hea tööd ja kiri natuke tagasi, kellel ta teeb musi? Teatud küljele ja enda käele või midagi. Ja siis tead magama jääma ja kaisutan natuke naisega teen musi ja soovin hea tööd ja keeran ennast teatud küljele ja siis tead ma ei ütle, mis küljele, aga tead, saate küll aru. Kui kohe magama ei jää, siis mõtlen natuke jalgpalli mängimisest ja siis järgmine hetk juba ärkan üles, et ma arvan, et mul on see tore luksus, et kuidagi unega nagu hästi, et vahepeal üles ei ärka. Jään magama ja siis ärkan üles kohe äratuskella peale, et nagu siuke GTA uni, et GTA's samamoodi lähed voodisse magama ja ärkad üles 8 tundi mööda läinud vahepeal. Nii aeta lõppu selle paralleeli tõi, et kui keegi ei saa aru, kui normaalne uni on, siis vaata nagu GTA's ka lähed magama ja siis ärkad ülesse. Mina tahaks öelda esiteks inimene, kes saatsid selle, ma armastan sind, aga kui sa rääkisid nagu luupainajatest, vabandust, selle hääle järgi ma lihtsalt pean ütlema,
sina oled luupainaja, nagu sa oled kuuendast meelest see Bruce Willis, kes terve aeg arvab seda, et nagu kõik teised on imelikud. Aga ma ei saagi aru, miks on niimoodi. Vendal ikka vahepeal käisid luupainajad, aga nüüd enda maha jäämist. Natukene musitan naist, keeran ennast külje peale ja olengi teatud külje peale, wink ja olengi jälle kohe üle, nagu GTA-s, kes ei teaks GTA-s. Sul on jällegi väga mõjuv hääl. Et mina ütleks jälle, loen mingit, sa võiks seda Kaspari kummitust peale lugeda või mingit madratsi reklaami või midagi. Sa oled superstar ja nüüd sul on kõik korras, ehk siis sa lahendasid oma probleemid. Aga kuidas see, kas keegi sai aru, kuidas see seotud oli, et vennal on somnambulism? Lihtsalt nagu to add to the story another layer. Ei, ma saan aru, et ta peksab teda, see vend öösel, kui ta kuudevine on. Ja et see on nagu mingisugune perekondlik värk ühesõnaga. Et vennal oli ka nagu ja siis see ei teinud kerge. Nad alguses suguvõsa needus. Alguses ütles, et kui kene ei ole, siis on küll päris kentsakas. Vedas, et kentsakaks ei läinud, eks ole. Vedas, et normid vennad kohal on, eks ole. Hoiame asja ikka siukse nivoo peal, nagu sulle meeldib. Täpselt nagu kene oleks teinud teatud külje peal. Aga ma ei saanud, kas tal oli mure ka või? Ei olnudki, ta lihtsalt helistas sisse. Ta on nagu vaata see, mis see meme on nüüd, vaata, et see dokumentaalis tüüp, vaata, kes on, ei teagi, kes ta ära tappis. Vaata noh, see, kes kõik arvavad, et ta on süüdi. Ma ei tea, kus memes. Ta on ka siukene. Või nagu Netflixis oli see üks hiljutine dokumentaal, kus endised klassiajad olid. Ei no jah, ta oli ikka hea välja ei näinud. Ta oli selline pikk ja jäsakas ja siis oli terve kollektsioon, kus see, kes mõrvati ja siis tema klassiajad meenutamas lihtsalt teda ja kõik ütlemas lihtsalt seda, et ta nägi nagu inetu välja. Sellest oli päris head mingid meemi compilation'id tehtud, et Jesus, kui mind sarimõrvar tapab, ma loodan, et ei pane sellist segmenti. Aga ma arvan jah, et ta tahtis, ta oli siuke hääl, et ta tahtis tegelikult midagi üles tunnistada. Ja et tal kunagi olid, aga võib-olla ongi, et võib-olla siuke success story lihtsalt. Et me oleme siin kuulnud inimesi, kes ei saa probleemidele lahendust. Aga vaata, ta ütles kuidagi veidralt seda ka, vaata, et kuidas, et mis ma siis ikka, et kunagi olid probleemid, kunagi oli raske, aga et nüüd on päris hea, et mis ma ikka teen, ma teen õhtul, naisele musi. Teen naisele musi, keeran teatud küljele, nagu kas ennast või naist, kas naine on elus. Seal oli nagu siukene, seal oli siukene nagu veider, et nüüd ei ole mul probleemi enam. Mõtlen jalgpallist. Jaa, see oli ka väga huvitav. See lammaste lugemise ajal mängid läbi mingit Eesti versus Island 0-0 mängu enda peal. Perfect. Mitte ühtegi liiga pingelist kohta. Täpselt siukse keskmise nivoo peal algab. Vassiljev saab palli, Vassiljev kaotab palli. Hondas Dotteri käes on pall. Aga sa oled lihtsalt mingi... kes iganes need kommentaatorid Eestis on, et kellegi, öelge mingi nimi. Kaspar Kanderland. Kaspar Kanderland, jah. Tema selle ülekande oled pähe õppinud ja siis lihtsalt luubi peale enne magama jäämist paed kõik läbi. Poom püüa, poomi käes pall turva. Sa vaatasid viimati jalgad 20 aastat tagasi, kui Mark Poompelt relevant oli. Andres Ooper ründas. Tiit Sokk viskab. Järjest rohkem vaja seda tagasi. Lõpuks Georg Luuri läheb Ipponisse. Tutanhamon lahkub viimasel unele. Suur pauk. GTA 6, lasen raisk, kõik prostituudid maha, võtan uusi välja, kõik salakoodid peale. Lähen naisega autosse, auto väriseb, tead küll nagu GTA-s, kui sõitsid GTA-s sinna stripika ette ja siis vajutasid nuppu, et autosse tuleks. Väike ta oli hästi siuke hääl ka, vaata nagu ta oleks maalt või kuskilt. Vaata ta rääkis natuke Kauri Sosi moodi. Ta ei rääkinud nagu ta oleks maalt, ta rääkis nagu ta oleks teispoolsusest tagasi tulnud. Kaugelt maalt. Let's be honest. Nagu hüpnotisöör. Natuke küll ja see, et kui sa lähed kuskil ITK-s mingi vastuvõtule, mille saatekiri sul on 2 aastat olnud ja lõpuks tuli sinu aeg ja siis ta ütleb, pane silmad kinni ja siis on see hääl, mida sa kuuled. Oh my god. See on literally see, kas järgmine päev hüppad kuskilt rõdult alla või midagi.
Vau, ja sellel eredal noodil. Tänase episoodi on teie Veluksi rõdud. Tegelikult jah, nüüd kui ma mõtlema hakkan, ega tal ei olnudki küsimust. Mind ainult kraabib see venna somnambulism. Kas me saame siis äkki algust jällesti uuesti kuulda või? Jällesti uuesti. Meil on täna selline Groundhog Day klipp on paar korda. Ma ei ole veel Red Bulli joonud, ma olen... Milleks ootab? Nagu, mis... Ootab kuni magama. Ma olen tahtnud aru saada. Siis ta on paralüüsis aktiivsem. Tere hea kell on. Kui mul on kiiresti või uneparalüüsi saada. Ma 2 sugar free Red Bulli enne magaminek. Annab sulle tiivad. Lähed sellega. Aga siis läheme edasi. Meil on abivajajaid on liinil ootamas. Selles mõttes, et mõtleme nüüd korraks selle peale, et nagu keskmise perearsti juures sa saad 15 minutit, eks ole. Meie praegult siin anname 5. Tummine 5 pane kokku. Tere Mikael ja Mikker ja saatekülaline. Teemaks siis uni ja minu küsimus on see, et mida see küll tähendada võiks. Täna lõunal nägin unenägu, kuidas ma olin enda lapsepõlve kodus Lasnamäel vannis. Ja mitte üksi, vaid koos Peeter Oja ja Tarmo Leinatammega. Ma ei tea, kuidas me sinna Malmvanni 3 maadusime, aga see oli kuidagi piinlik ja väga veider, et kui ma üles ärkasin, mul oli siuke naljakas, siuke imelik häbitunne. Ja ütleme, et siiani on... Kas Tarmo oli elus? Sama küsimus. Šokist on vapped sees. Mis ma tegema peaksin, et praegu on kell 10:30 ja tegelikult ma ei julge magama minna, et kuhu ma peaksin pöörduma ja väikest. Siia pididki pöörduma. Sinu probleemide lahendus on lähemal, kui sa arvata oskad. See on klassik Lasnamäel Peeter Oja ja Tarmo Leinatammega vannis unenägu ja lahendus väga liitne. Tulebki teha 3. vanniskäik Hannes Võrnoga ja see nagu tõmbab nulli peale tagasi. Siis praegu on hea balansist väljas, sellepärast et nagu 2/3 on justkui nagu nähtud. Viimane 3 on nägemata. Su häälega toimub? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. See on jah klassikaline koodnimi Crazy Vann on see. See on siuke seksuaalne mingi uni kindlalt. Samas lõunauinak, vaata, lõunauinakud tihti ei ole seksuaalsed. Lihtsalt sellised, wow. See on just jah siuke, et see on nii out of the... Vaata, see on nii erakordne võimalus. See täpselt Peeter Oja, Tarmo Leinatam, see ei ole nagu seksikas uni, vaid see on nagu see, mida see tähendab. Ei, aga ma kuulasin ühte tüdrukut, kes maakoolis, ülikoolis käis, tal on kõrgharidus selles maaõppes ja tema ütles, et lõunauinakud ei loe isegi, et need unenäod, mis sa lõuna ajal näed, need ei lähe arvesse isegi. Et need isegi... Ja, nii et tegelikult ära isegi pööra tähelepanu sellele. Nagu petmisena. Ei, need lihtsalt ei loe. Ei, lihtsalt nagu üleüldiselt need ei loe. Ei lähe arvesse. No, et kui vaata, elu lõpus on see, et nagu missugust unenägu lugesid ja missugust mitte, siis need ei lähe arvesse. See on otse maaülikoolist info. Ma ei mõtleks välja siukest juttu, kui teed, come on. Kui on üks inimene, kes ei mõtleks seda välja, siis oled sina, sellega me oleme... Täpselt. Aga mõtle, et tahad lihtsalt power nappi teha, et kodukontoris natuke efektiivsem olla. Ja tööpäeva teine pool rikutud. Kuule, aga mina ütlen seda, et nagu kõik teised on oodanud 15 aastat nagu Crazy Radio taasühinemist ja sina said selle tasuta lõuna ajal. Originaalkoosseisus. Ilma Hannes Võrnota. No aga Hannes Võrno on... See on ju huvitav, et... Tee telefon lahti, ta oli seal TikTokis kogu olemas. Tõenäoliselt, kuna sa ei lõunauinak, siis sa sai enne läbi, et kui ta oleks nagu... Hannes Võrno oli teel tegelikult sinna ka. Ta oli nagu ukse peal vaatamas, kuhu ta mahuks. Ta elab mingi Kaberneemes või Viimsil või kes teab kust vaata. Kas ta Peipsi ääres kuskile jaa? No veel kaugemal, eks ole, ühesõnaga tal on 2 tundi tulla. Ehk siis ilmselgelt ta ei jõua lõunauinaku ajal kohale. Kui sa uuesti lõunauinakut teed, äkki ta siis jõuab. Kuidas nad Tarmo jõudsid üles kaevata? Peeter ja Tarmo on selleks ajaks võib-olla ära läinud juba, sest neil on omad asjad. See oli teine timeline niikuinii. Ja see on mingi lapsepõlve kodu teema. Multiverse. Aga võite, kas see on siis mingi, et noorena mingi kuidagi, et
tal oli mingi siivutu mõte, et äkki vaata nad kõditasid oma Kreisi raadio mingi sketšiga niimoodi. Vaata, mis sketšides üldse oli ilma Hannes Võrnota? Oh my god. See, need rahvusvahelised ärimehed või see? See, kes need mingeid võlga ja asja Big money. Ja see oli see, kus... Soopark või pilt. See kuskil õues oli ta külma käes. Aia taga. Olümpiahotell või mingi siuke. Ja see oli see, kus nad olid mingi laua taga. Vaata oli see Tarmo ja Peeter. Ja siis kaks jaapanlast vastas. Jah. Äkki see nagu kõditas teda nii kõvasti, vaata kuidagi, nagu noorena. Tõenäoliselt tunnustas mainimata jätta, et on YouTube'ist praegu Kreisi raadiot iga päev nagu binginud. By the way, ma olen stalkinud Peeter Oja 2 aastat. Tegelikult ära lase Rogeril ennast teelt kõrvale juhtida, sest ma just panin pusle kokku. Vannis olid Tarmo Leinatam, Peeter Oja ja sina. Ehk siis 3 Kreisi raadio tegelast, Hannes Võrnot ei olnud, ometigi Vannis oli 3 inimest, sina oledki Hannes Võrno. Jah, tema ongi Hannes Võrno, ta ongi läbi Hannese silmade seda. Aga Hannes taas mängis ka ju naiskarakterit Kreisi raadios. Ja just ta ei öelnud mitte kordagi, et ei, by the way, ma ei ole Hannes Võrno. See võiski Hannese kõne olla. Sinu jaoks see on unenägu. Jällegi solved lahendatud. Nüüd laulame kõik koos. Leetosvet. See oli alatu. See, et me ei võitnud toasta. Jah. Euroopa vedas pärast kõike, mis me olime Euroopa jaoks teinud. Tegelikult see unenägu ongi veid sellega seotud. See on väga tugevalt sellega seotud. See ongi see aftermath. Sa pead minema Eurovisioonile ja Eurovisiooni Letosveti eest tagasi võitma meile. Easy. Hannes või? Hannes, jah. Ilmselgelt Hannes. Karl, come on, kas sa kuulad või ei kuula? Saate järgmist või? Boom, lasso, lahendatud jälle. Olemas. Fakt, see on efektiiv, see on A-rühm siin praegu. Unenägu A-rühm. Okei, ma eeldan, et sinna tuleb siis mingi unenägude spetsialist or something. Ma loodetavasti tuleb. Right. Aga ma näen väga tihti unes enda surnud vanaema, kes suri mingi 2019, äkki midagi sükest. Igatahes. Ja ta on kogu aeg nagu, tal oli vähk ja nii, et tal oli mingi aeg mingi kiilaka faas on ju. Ja siis mitte, igatahes unenägudest on nagu kogu aeg nagu full juustega ja nagu, no okei, ta on ikka igatahes enne vähki. Ja ta on nagu unenägudes on kogu aeg nii, et ta nagu mina tean, et ta on surnud ja tema teab, et ta on surnud ja ma mingi logiga veel mingi nutan seal veel on nagu mingi oota jälle, mis sa teed siin on ju. Ja ta ei ole meil nagu maha maetud leimo. Ta ei ole maetud või? Peredraama, aga et nagu jah, ma ei tea, ma nagu tunnen ta energiat võib-olla ei tunne ka. Vanam on topis köögis. Aga ja siis tegelikult teine küsimus oleks see, et kas unenägude nägemine pigem nagu heast, et ma näen nagu iga öö hyperrealistlikke unenägusi nagu siuke, et nagu okei, no vahepeal on mingi küsitav, kuskil tüppab mingi krokodil, kes on lambist mu mingi pett või midagi siukest, aga see selleks, et nagu ülirealistlikult, ma tõusen nagu mingi pool higis üles ja siis olen nagu mingi oh my god, aga jah. Ja also, mis teema on selle uneparalüüsiga. See on nagu mad creepy shit nagu. Ja mina ainuke viis, kuidas ma sellest välja saan, võib-olla teil on veel trikke ja nippe. Ma nagu üritan oma varbaid ja sõrmi liigutada ja siis ma saan nagu mingi liigutada, ongi mingi ma olen mingi trammi all ja siis ma saan aru, et ma tegelikult olen lõuki oma taas ja mingi magan. Aga siis ma ei saa trammi alt välja, sest ma olen mingi paralüüsis, mis iganes. Juhu. Juhu. Ma fucking armastan neid heliefekte, mis iseenda jutule peale panid. Mu vanaema suri ära mingi 2000. Ja siis tal oli see vähk ja nagu siis mingi low-key kiilakas faas, mis asja. Tal oli siis juuksed kasvud tagasi, aga tal oli ikka lühike pea. Oota, küsimus, ta oli 2 aastat tagasi surnud.
ei, 2019 oli see nagu ballpark, mida ta lõpuks pakkus. Esiteks mul on väga kahju, et su vanaema suri sellest. Ja ta ei ole maetud. Ja ta ei ole, see nagu tundub nagu väga oluline detail, mida sa otsustasid, et seda ei ole vaja avada. Aga kus ta on siis? Ta ei ole maetud. Kas sa tahad öelda, et ta... Kuhu on vanaema mitte maetud? Uus seriaal. Et kas ta on kremeeritud? Number 36 bussi peal. Vanaema on lihtsalt Madame Tussauds muuseumist praegu. Või kui ta ei ole kremeeritud, et kas ta siis... Kas ta on paneeritud? Mõtlesime, et kremeeritud veits kõlab nagu kreem, vaata. Ei, selles suhtes jah, see igav vastus on tõenäoliselt, et vanaema on urnis Kamina Simsi peal. Ja esimene lause oli see, no ma eeldan, et siis saatekülaline on uneekspert. Jep, here we are, ma'am, ready to serve. No see klassika, ma näen vanaema unes, jah, ta urn on su kõrval. Sa kaisutad teda päris elus ja näed teda unes. Aga jah, ta ütles, et mingi peredraama, see on... Mis peredraamat ta mainis? No see on tõenäoliselt see, et osad on 3D koguduses ja teised on selles koguduses, mis ütleb, et tegelikult urnis hoida on hea. Mis on 3D kogudus? No 4D kogudus tegelikult. Mis see on? Need on need, kes usuvad, et peaks tegelikult matma, et ainult siis jõuab taevariiki, kui see on litsenseeritud evangeelse koguduse kalmistu platsile maetud, siis noh. Sa oled väga kursis sellega. Ma täiesti mõtlesin välja selle osa praegu. Ta tegi tunni sellest. Seal sa küll sellest ei rääkinud. Tal oli surnuaia vaht Miikael oli viimane tund. Mul oli jah, kuhu vanaema mitte maetud on. Rehaga plakati peal. Aga ma eeldan, et see peredraama on see, et kas me teeme nagu vanaema tuhaks või matame ta kuskile. Ja siis tõenäoliselt tuhaga oli järgmine draama, kus kõik ütlesid, et noh, et vanaema alati tahtis vaata Rockamäki seal lillepotis olla. Aga teised on mingi, et noh, tegelikult ma tahaks lähedal hoida teda. Mis siis, kui ta oleks meie korteri nagu teleka all. See on esimene viga, see, et sa hoiad nagu urni lihtsalt toas. No, samas, aga hääle järgi tegemist on noore inimesega, vaata. No jah, aga ütle vanematele, et see on veider. No jah, aga mis maailmas sa elad, Roger, kus keegi saab oma vanemate juurde minna, et kuulge, ahvide, see vanaema urn ei vaibi väga. Kui sa homseksid väljas ei ole, kui sa homseks väljas ei ole siit, eks ole, siis ma lepin sellega, et see jääb siia. No aga esita lihtsalt küsimust, et noh, et miks ta minu toas peab olema või midagi. Äkki saame ta esikusse või elutuppa või kuhugi panna. Maru veider tunnenevad. Nagu... See on juba mingi strateegia, et ütle perele, et nagu, et kas teil on kellelgi veel seoses sellega, et urn on iga õhtu erinevas toas. Jah, see ei ole oma vanematega rääkinud isegi sellest. See ei ole, ta ei maininud seda. Tegelikult on küsinud, kas teistel on ka unenägusid või ei ole, kas kõigil käib vanaema külas kogu aeg. Ja pärast kõik elate seal majas, nagu näete seda sama unenägu ja siis on see, et me ei saa ikka midagi teha, sest noh, teised tahavad, et see urn siin oleks. Rääkige läbi. Pluss tõenäoliselt, eks see läheb ajaga ka, vaata. Tundub, et pigem praegu on nagu selline... 2019, mis sa veel enam aja peal ootad? See rong on seilanud. 2019 on suht värske veel. Ei no legit varsti te teete endale kõik kaelaketid, kuhu te panete natuke seda urni sinna sisse ja käite sellega ka ringi. Lõpetage ära, matke vanema maha ja... Ei no jah, samas 6 aastat tagasi see on juba nagu... See on juba midagi tegelikult. Sa oled juba ise sama vana, kui su vanaema siis oli. Sellepärast ta käibki äkki, et nagu ei. Nagu mõtle tuleviku peale, pane hauaplats kinni ja investeeri. Minu küsi vanemate käest, et kui te surete ära, et kas siis nüüd mul on nagu 3 urni kodus. Kui kaugele see läheb? Kas me plaanime terve suguvõsa elutuppa jätta, sest kutid, bad news. Kamina Simsil saab ruum otsa. Kas ta mainis, nagu, mis see vanaema nagu räägib talle ka või midagi või? Ei, ta ütles, et nad nutavad koos. Et nad nagu, oli seal mingi connectivad, nutavad. No äkki siis lihtsalt jäi nagu mingi leina osa jäi tegemata, kas te ei saanud koos leinata või kas teil pere oli selline, et kui vanaema vähis oli, et siis te ei aktsepteerinud enne seda... magama minekut, puljongit tee endale. Saad selle matuse osa tehtud. Väike puljong kõhtu ja soe olla. Tudu-ludu. Ekspertarvamus antud. Ei, ma ei tea, ma olen ka näinud nagu siukest, kus ma olen oma mingi vanavanemaid näinud või midagi, siis suhtled ja niimoodi, aga mida see üle stress. No mul samas urni ka pole kuskil, et see, ma ei tea. Ja sul pole kumbki vanaema teisel pool seina.
Nägid öösel tunnen, et keegi kisub tekki pealt ära. Mina ei tea. Huvitavad inimesed ikka. Mitte nagu pahaga. Lihtsalt, ma ei tea. Nagu ma ei tuleks selle peale nagu, et jätame koju. Eestis ei ole väga tavaks ja nagu koju jätta. Jah, nagu mingi viikingid oleksite või midagi. Aga sellepärast ongi peredraama, vaata. Ja võib-olla küll, jah. Mulle kõlas väga nagu Gen Z lihtsalt selle häälenivoo poolest. See vaata, kuidas ta räägib nagu ülitõsistest asjadest. Siis ta räägib sellest kõigest, et no ma ei tea, ja lauki nagu, ongi siis nagu see nagu kogu aeg nagu putsis kõik. Et siukse hästi sellise häälega, aga hästi tõsistest asjadest. Et nagu justkui on suur probleem, aga ei suuda nagu välja või nagu ei taha kuidagi emotsionaalselt seda välja näidata. Aga samas low-keys ei ole nii suur probleem. Et 6 aastat möödas vanaema on unes, vaata ei öelnud, et see midagi nagu takistavat on. Ta ütles, et lihtsalt korra oli, vaata ja siis low-key vanaema on nagu teisel pool seina. Et see... Mulle tundus, et ta nagu ei öelnud, et see nagu suur probleem, vaid see, et huvitav, mida see tähendada võiks. Ja okei, ma olen sellega ka nõus, aga Rait, kas sul on meeles, kas oli veel mingid huvitavaid detaile, mis ta mainis või? Ei ole. ta teeb peale igat klippi seda Men in Blacki tuld otse silba endale. Eelmine kord, kui ma sulle Karl ütlesin, siis sa vastasid palju nagu põhjalikumalt. Seda küll siin võib muster olla. Karl ka ei mäleta. Lähme edasi või? Aga ise oli see, et kas uned on head, tõenäoliselt nii kaugel, et su elu ei riku. Selles suhtes, kui see on lihtsalt see, ma näen crazy'd asju, aga ma olen hommikul välja puhanud. Vot, see on väga oluline asi, nüüd jälle läheb serious mode sisse. Kui sa oled see, et sa näed unenägusid. Kuidagi oli päikseprillidega nagu tõsisem. Ma unustasin need kulmud ära vahepeal. Ühesõnaga. Ühesõnaga, loomulikult see on üks põhjus, miks REM-uni on hea, on sellepärast, et sa saad unenägusid näha ja igasugused asjad, mis on sellised, mida su alateadvusel on vaja läbi töödelda, see on see hetk, kus sa neid läbi töötled ja sellepärast kõik teised unefaasid, kuigi need on ka olulised, siis REM-uni on ainukene, et kui sa jätad inimese REM-unest pikkaajaliselt ära, siis inimene on võimalik väga kiiresti nagu peast täiesti segaseks ajada, sellepärast, et kõik su asjad, nagu sul on RAM saab täiesti täis, aga see ei lähe sul nagu sellesse püsimälusse või pikaajalisse mälusse, vaid see on kõik sul kogu aeg aktiivne ja kõik see pask on kogu aeg laivis ja see on ka see põhjus, miks inimesi on võimalik selle REM-une äravõtmisega väga-väga kiiresti ajada nagu psühhootilistesse seisunditesse. Ehk siis see on väga hea, et sa näed neid loomulikult, aga see, mida need tähendavad, on nagu teine asi. Jah. Ma arvan, et Rogeri see amma oli loogiline tegelikult. See puljongi. Ei, see, et viige see urn palun elutoast minema. No jah, aga see ei kordagi tegelikult ei öelnud, et urn on seal, see on full meie välja mõeldud, et see urn on seal. See on seal, kus tegelikult see ongi topis. Nagu ta ütles, ta ei ole maetud, nagu lihtsalt matke maha. Olemas. Boom. Ja, aga vaata, osad inimesed ei taha, vaat seal on mingi see, osadel on mingi ema või isa või tädi, vaat keegi on nagu ei suuda sellest urnist lahti lasta. Perel on endal see urnifirma, siis nad peavad igalt poolt selle kopika teenima. See on veel moes. Okei, see on moes, urn on moes. Ei, aga vaata, aga siis ongi äkki, et see inimene, kes nagu tahab seda urni või mis iganes asja seest on alles hoida, mitte matta, siis äkki sellel inimesel ongi vaata seda REM-und nagu puudu vaata. Ta ongi juba nii crazy'ks läinud, et tal on nagu see, et jätame alles. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, jah. See on niisugune naljakas, niisugune konundrum, nagu öeldakse. No tõenäoliselt jääb vanaemaga mingi lahendamata otsa, aga tundub, et siis, kui sa iga õhtu teda ei näe, no oletame, et kui sa näed 3 kuu tagant vanaema, siis see on täiesti loogiline. Sa oled noor inimene, sa oled empaatiline inimene, sa kaotsid vanaema alles 6 aastat tagasi. Ta urn on teisel pool seina, võib-olla topis. Nii et mingi kvartalis vanaema unes näha täiesti okk on ju. Et eriti kui see ongi lihtsalt see, et viskate käppa, veits nutate, vaata, see on nagu healthy. See on tore ja see on nagu connection. Ja paralüüsi kohta tegelikult ta kasutas ka, ajas tarka juttu, täpselt mis Eeri ütles, alusta oma varvaste liigutamisest, väikse sõrme liigutamisest, kuni saad keha liigutada ja tule välja. Ja nüüd Miikel aitas mul seda ka meelde tuletada, et kui me näeme unes ennast erinevad
nagu tugevaid emotsioone tundma, siis see tihtipeale on selle pärast, et me päris elus ei julge või ei taha või blokeerime seda, et neid mitte välja elada. Ehk siis võib-olla on mingil hetkel vaja enda eest seista, aga me ei julge kurjad tunduda, sest me tahame head toredad inimesed olla ja siis me unes näeme, kuidas me saame inimeste peale vihaseks või on see, kui me ei ole leina korralikult läbi elanud, me ei ole julgenud nutta, me ei ole julgenud emotsionaalne olla, siis me unes näeme seda kõike sellepärast, et su keha ikkagi tahab nagu balanssi saada, aga sa ärkvel olles hoiad seda balanssi juhtumast. See on nagu märgad unenägudega. Niikaua, kui sa nagu normilt pihku paned, siis sul ei ole märgasid unenägusid. Aga märjad unenäod tulevad siis, kui sa üritad seda no-fap'i ajada. Sest siis su keha on nagu see, et meil on liiga palju seemet, me peame selle kuidagi välja saama. Vaata, helistaja, me oleme mehed, vaata, me peame rääkima sellest nii, nagu mehed sellest aru saavad, eks ole. Vaata, märjad unenäod võivad naistel ka olla. Ma konverteerin kõik asjad pihku panemiseks. Vaata, Eeri, sina kui šovinist ja misoküün. Teada, Eesti esišovinist misoküün. Liidu juhatus. Sina oled jah, kui sa kuuled märjad unenäod ja sa oled ka ainult mehed saavad seda teha. Mina elan palju fluiidsemas maailmas, Eeri. Ka naistel võivad olla märjad unenäod, lihtsalt nemad peavad peale seda lina vähem pesema. Aga sa mainisid, sa konkreetselt rääksid pihku panemisest. Aga siinkohal saavad ka pihku panna. Jah, Eeri. Ongi. Ma ei taha su kätt katsuda selle peale. Ühesõnaga, tütarlaps, mis ma veel tahtsin öelda, on see, et sa mainisid seda, et vahepeal... Eeri kohtingul. Hei, babe. Et tütarlaps. Üks asi. Et sa vahepeal mainisid ka seda, et kui sa ärkad sellest vanaema unenäost üles ja oled veits higine, see on väga okei. Eelmine helistaja ärkab 3 korda öösel ülesse, et 4 korda käib pesemas, vahetab mütsi 5 korda ja nii, et sul on sellega veel väga veits higine on jumala okei, kui me normi vaatame, siis sa oled veel selle spektri selles paremal poolel. Sa võinud just öelda, vaata noor neiu, veits higine on okei. Asju, needis pole okei. Aga veits higine. Ühesõnaga praegu jääb siis lahendamata, sest ta ei andnud kõiki detaile meile. No sest nad ei ole ise ka seda asja lahendanud sellega, et see vanem on ikka veel matmata. Peate selle perekeskkonnast, tulge kokku, rääkige sellest. Draama võib olla, aga seda saab lahendada. Rahutu. Saadaval nüüd armutu.ee. Ei tegelikult, mis tal on igal tuuril uus. Tütarlaps, kas ärkad ka sina vahel ja tunned, et oled rahutu. Seks tal hea klippuus ja vähkre pood. Olen rahutu. Selles võrksärgis magab. Kas saab järgmise klipi palun? Me põhimõtteliselt lahendasime, aga osasid asju pead sa ka ise lahendama. Lasso. Me ei saa sinu eest labidat kätte võtta. Olete kindlad, et tahate järgmist, sest selle nimi on Röga ja see on 4 minti pikk. Ja me oleme kindlalt, me tahame. Sa müüsid maha selle? Jah. Tervist Miikael ja Mikker ja külaline. Mõtlesin, et kuna unenägudest juttu on, siis ma räägiks enda hiljutisest unenäost, mida ma nägin ja mida nagu päris alati ei näe ja vist ei tahakski näha. Ühesõnaga lühidalt unenäos siis olin kodus, sirvisin mingitel lehtedel, olin sattunud rabbit hole'i ja vaatasin ja seal ilmusid mingid lingid. Siis ma nagu ühele lingile klõpsasin ja see oli ilmselgelt nagu viga selles unenäos. Sest peale seda mu telefon glitchis ja mul ei olnud seal enam võimalik nagu midagi teha. Ja sellele järgnes see, et sinna paremale nurka tekkis nagu siuke FaceTime kastike, kust vastu vaatas siuke vastik, siuke pundunud paksu näoga kiilanev vastik vanamees. Mitte, et mul selle kiilanevuse vastu midagi oleks. Ma neid inimesi nagu ülevalt ja alla vaataks, et seda ei ole. Sa mainid seda nii spetsiifiliselt. See on normaalne elujärk, eks ole. Aga ta oli nagu siuke, et tal nagu paar nagu siukest pikka karva nagu libises mööda seda pead nagu alla. Ehk siis ta ei olnud täitsa kiilakas. Nagu normaalne välja. Ühesõnaga liigume siit edasi.
siis ta oli mul seal telefonis, mida kontrollis sellest hetkest saadik ainult tema. Ma ei saanud seal midagi teha. Minu nagu näpuvajutustele siis ekraan ei toiminud nii-öelda. Ja siis tema sirvis seal ringi ja ütles mulle, et ma olen langenud inimröövi ohvriks ja et minu telefoni sisest infot kasutatakse minu vastu ja nii edasi. Ma olin suht paanikas, ma hakkasin videos kohe nagu riidesse panema ja mõtlesin, et lähen politseijaoskonda, et äkki saab probleemiga ruttu ühele poole või leitakse mingi lahendus. Aga kohe, kui ma politseijaoskonda jõudsin, siis see vend oli nagu jäljatult mu telefonist kadunud, et politseijaoskonnas lihtsalt arvati, et ma olen hull. Et see tegi haiget. Aga ma sain sellest üle ja nagu unenägu oligi nagu lõpped peale seda. Aga mis oli veel huvitav nagu seal videos, et kui see paks vanamees enda toas ringi käis ja tal nagu video veel käis siis ühesõnaga, siis ta nagu oli siukse gorilla kehaga, aga ta käis nagu vaid 4 käpukil. Ja ta oli siuke vastik tegelane, oli hästi vastik, seda ma mäletan. Et ta tahtis ainult halba ja ta ei olnud ühegi kompromissiga nõus. Ja jah. Et mis ma ise arvan, et see unenägu võis tähendada nagu see, et sul on luts telefon, osta uus. Aga kui teil on mingeid nagu mõtteid, mingeid sügavamaid tahke, mis te kuulates nüüd mõtlesite, siis ma oleks väga-väga tänulik teile, kui te oskaks muga koos selle unenäo lahti mõtestada, sest et see ikka tekitas mu vastikuid tundeid, kui ma üles ärkasin. Et nii vastik tegelane võib üldse eksisteerida. Aga jah, aitäh kuulamast. Natuke pikaks läks, ma roodan, et see ei olnud piin. Ja imelist elude jätku ja kulgu teile ja kõike paremat. Ja, ma võtan selle, aitäh. Nii, härra. Esiteks ei läinud liiga pikaks, ma ütleks, et see oli täpselt ideaalse pikkusega, jaa. Aga mina tahaks öelda seda, et see olukord on väga lihtne. Su telefon võib luts olla, aga see ei ole kindlasti selle unenäo põhisõnum. Sellepärast, et sa mainisid seda, et umbes, et scrollisin seal mingitel saitidel ja see toon, mis su hääles oli, et scrollisin seal alguses mingitel saitidel, on täpselt see, et sa lihtsalt ei tahtnud meile öelda, mis saitidel sa scrollisid. Ja siis sa nägid seda rõvedat vanamees, kes võttis su telefoni kontrolli enda kätte. Ehk siis see, mis sa tegelikult nägid, oli see, kuidas sinu kõige alamad impulsid sinu üle kontrolli said. Ehk siis me teame küll, eks ole, kus sa tegelikult scrollisid, jalgpalliliit.ee, eks ole. Nii, aga sa nägid seda vana meest, tema sai sinu, see on see, mismoodi sa näed oma kõige alamaid impulsse, eks ole. Ja sellepärast sa rääkisid kiilanemisest, eks ole, sellepärast sa rääkisid kõikidest nendest muudest, nagu et oli nii vastik ja nii ebameeldiv. Ehk siis asjad, mis kuigi sa ei pea kiilakust halvaks, sa ise ei tahaks kiilakas olla, võib-olla sul on head juuksed ja sa näed seda, et kui sul järsku juuksed ei oleks, siis see oleks märk selles, et mul on, ma ei tea, tervis halvemaks teinud või mis on juhtunud, miks see niimoodi on. Ehk siis see vana mees tegelikult lihtsalt oli sinu see sisemine loomine, siis ka, eks ole, liikus ringi nagu gorillad 4 käpukil. Ehk siis sinu loomalikud ihad on sinust võitu saanud või sa lased tihti peale neil endast võitu saada ja see unenägu manifesteeris siis selle sulle silmad ette. Suur aitäh. See on päris hea kirjeldus küll, jah. Ta nägigi lihtsalt mingit rõvedat ollust, kes ta ei taha olla, aga ta on. Ja vaat see on selline... See on ta sees. Ma arvan, et see unenägu sümboliseeris nagu sõrmust isandas, vaata, kui Smeagol vaatas vette ja siis veest peegeldusest Gollum vaatas vastu. Ja siis ta oli nagu see enda dialoog, et kus ta peegeldusest oli nagu üks ja siis ise oli nagu teine. No see on see klassikaline T-särgi poe T-särk, mis on meil aegade algusest öelnud, et su sees on 2 hunti. Jah, lase õige välja. See on see selle aasta variant sellest särgist, jah. Lase õige välja. Minu arust suht easy ju, ma ei tea, mul ei ole küll midagi lisada rohkem sellele loole. Ja uut elu on ka vaja kindlasti. Kui sa juba ise mõtled selle peale, siis... See on see, et selle jaoks sul ei ole unenägu isegi vaja. Ja, mul on ka siuke tunne, et sellest mikrofoni kvaliteedist me saime aru, sul on uut telefoni vaja.
see on nagu vaata, kui TikTokis vahepeal vaatad, et kui keegi nagu postitab siin hästi palju, aga tal on nagu sitt elo ja kõik on veits udune, siis on alati see nagu, et kas ta on nagu retarded või? Kas teil ei ole nagu see, et kui on tantsuvideo ja see on nagu crisp, ma olen nagu, tantsija, aga kui on tantsuvideo ja see on hägune, mul on nagu veits, et võib-olla ta ei peaks sotsiaalmeedias olema. Jah, siis kui hägune on veits, siis sa oled nagu see, et kust tona saab roos. Ja, siis kui on nagu hea 4K kvaliteet, siis isegi ei mõtle, et siin kuskil tona nupp tuleb olemas. Jaa, sa nagu eeldad, et seal kordi bios on see kontonumber või? Aga jah, tegelikult Eeri lahendas ära sinu jaoks, see on open and shut case, lahendatud. Lasso jälle. Geneerik. Tere, juustukuningas. Kuulsin, et sul on vaja unenäo jutte ja mina juhuslikult kirjutan enda omasid ülesse. Nii ma valisin välja 2 tükki, mis minu arust on hästi veidrad. Üks neist oli detsember 25 eelmine aasta. Ja siis seal unenäos mu õpetaja millegi pärast oli Daniel Weinbergs ja ma andsin talle mingisuguse eesti keele kontrolltöö. See kukkus maha ja siis mu töö kadus ära ja siis ärk oli seal lihtsalt mingi hapukoorepakk. Siis võttis selle nagu mingi vettinud hapukoorepaki maast ülesse ja ütles, et see ongi su töö. Ja siis ta võttis see mu tööna ja siis ma ärkasin ülesse. Ja siis teine oli detsember 24 ehk siis päev ennem ka eelmine aasta. Ma ei midagi pärast Ukraina frontil. Mul oli mingi skarr, kahtlane relvakene oli ja ma nagu lasin mingi venelasi ja siis mingi droon tuli, siis ma lasin drooni, siis ma lasin seda drooni alla, aga siis ma just hakkasin jalgu treenima. Mul on väga veidra unenäod. Ja siis ma lendasin õhku. Need unenäod, mis minu arust olid veidrad. See vend on lihtsalt rock'n'roll. Ja detsember 23. Teine... See on raamat selliseid täis. Iga päev. See teine unenägu, see oli tõesti veider, aga esimene unenägu, see ei olnud üldse veider, sest Daniel Weinbergsil on tõesti nagu see oskus, et ta võib ükskõik mis kontrolltööst vettinud hapukoorepakki teha. Ta suht tihti teeb seda. Nagu Jeesus veiniga on tema hapukoorega. Tal on ja alati hästi soojad ja limased käed, nii et seal on see magic peidus. Seal läheb see hapuks kõik. Vähemalt seal teises unenäos tulistasid õiges suunas. Ei, seda küll jah. Kuidas te tegelikult üldse teadsid õiges suunas? Ja see on ikka mehine unenägu raisk. Lasin selle vene drooni maha ja siis ma hakkasin jalgu tegema. See on nagu best. Kõigepealt ülevalt, siis alt raisk. Keegi võiks AI-ga lasta nagu selle animeerida selle unenäo ära, et see on full see tema venelasi laskma. Okei, kõik on lastud. Droon. Siis kuskilt lendab lihtsalt 200-kilone kang turjale. See on ainuke asi, mille jaoks meil tegelikult AI-d vaja on, et kiirelt see video promptidega valmis genereerida, et Eesti poiss, kes tulistab Ukraina rindel venelasi, kui venelased on tulistatud, siis ta on nende laipade hunniku otsas, tulistab drooni ja siis hakkab jalgu treenima. Tegin 7 reppi, oleks spotter olnud, oleks 9 tulnud ära, ma arvan. 180 kilo tegelikult on okk. Nii palju testot kehas lihtsalt. Ainult üks action. Aga ma arvan jah, et siin... See oli nendest kõigist kõige normaalsem tüüp, mul oli siuke tunne. No see, kes kõige värskemalt ärkab küll. Ei äkkagi väsinud jalgadega. No, 0 sweati. Ta tegi unes kiire Ukraina rindejoone, väike jalapäev ja full kuivad. Tal on siuke unenäos on tal lihtsalt selle fitness influenceri päev, vaata. Lihtsalt full kuradi kõike jõuab teha. Ei väga hea. Aga
kas tal oli küsimus ka, tal ei olnud? Ta lihtsalt ütles, et... See oli siuke praeg rohkem. Ei, ta vist eeldas, et nagu see teema toob hästi palju friike ligi, et tal laseb ühe normaalse asja ka vahele. Mõtled, ta on tegelikult päris elus, kui sa Jimis näed, ta on ülipeenikeste jalgadega, vaata, siis ta ütleb, ei, ma tegin unes jalad ära juba. ja. Jalapäev oli terve öö rühkisin seal. Rindel tegin ära. Ei, ägeda tulenud ja jätka nende kirja panemist. Et kuigi meil on täna viimane unenägu teemaline episood, aga... Saada neid ikka edasi siia saatesse. Ikka sellest nagu siuke... See oli lihtsalt unenägude jõulukogumik tal. Ei, selles suhtes ma arvan, et me võime ise ka genereerida tema mingid järgmised välja. Samas siin võib olla see, et tegemist on väga-väga hea valetajaga. Vaata, siis ta ütleb, iga päev panen kõik oma unenäod kirja, et toon lihtsalt nagu suvalised näited 2 kõige kreisimast. Siis need olid 2 järjestikust päeva, mis on võib-olla 2 ainukest unenägu, mis ta tegelikult kunagi on kirja pannud. Ta mõtles kogu selle loo välja lihtsalt, et tunduda siukse nagu analüütilisem tegelane. Ülejäänud see vihik on täis, et sa ei näinud und. Must oli. Ei mäleta. Nagu GTA-s läksin magama ja tegin silmad uuesti lahti. Veebruar 22. Ka täna ei näinud. Kõik on nagu mingi, need unenäod on nii nagu mingi jõuluprae energia pealt ka, vaata. Lihtsalt hea kõhutäis ja kuradi full crazy'ks ära. Keha on nagu lihtsalt, meil on nii palju energiat kehas. Homme märkame üles, me kuradi lähme rindele, me kuradi tapame venelasi, laseme torona alla. Fucking me jõuame jalapäevaga teha. Siis ma võtsin ühe naise oma õlale, viisin ta koju. Sõin ta tussi ja ta jäi rasedaks. Türa ma nagu, mul on nii palju testot kehas. Naine sülitas, ma tegin veits piitsa. Siis ma tegin veits metsa, et selleks, et küttepuud koju tuua, et beebil soe oleks. Kui ma koju jõudsin, beebi oli meheks kasvanud. Ta oli minust isegi vanem. Ma sünnitasin vanaisa. What the fuck? Tavaline päev. Läksin magama, sest järgmine päev oli seljapäev. Homme jälle. Peab ikka korralikult välja puhkama. Ei, ägeda tulenud, tahaks ise ka. Ei, too tüüp on nagu unenäos ärkvel, vaata. Päeval ta on nagu null energiat. Kõik sai öösel tehtud. Päeval on selles. Päeval on see kuradi see hapukoore see stseen, vaata. Lihtsalt lödimärg. See hapukoore, see oli päris tegelikult. Seda me ei analüüsinud isegi. No seal on Dan ja hapukoore pakk, mis on analüüsinud. Ja ühesõnaga. Same old. See on nii otsene metafoor. Makes sense lihtsalt. See oleks siuke hea, nagu Danil tundub jah niimoodi, et kui ta mingi paper cut'i või midagi saab, siis tal tuleb sealt sõrmest hapukoort välja. Tema hapukoore näärmetest. Lahendatud. Lasso, kas meil on veel? Lahendatud. Meil on üks veel. Super. Lasso on nagu tema äge hüüdnimi või? Ei, see on lihtsalt Lasso on see, et sa nagu kätte saadud vaata nagu. See võiks olla, see ka ei ole. Ja puldis on Karl Lasso. Ei, ma mõtlen see iga. Palun edaspidi kutsuda mind nii. Lasso. Ei, ma ei tea, see iga kord ütleb Lasso. Tere, tahan vabandada, sellepärast, et tuleb välja, et eelmine kord, kui ma saatsin hääl sõnumi teile, siis ma kogemata ütlesin Karl. Aga tegelikult tegu on hoopis Raiduga. Ma tahtsin selgitada, et ma ei teinud seda meelega, ma lihtsalt ajasin Rait kangru segamini ühe teise kanguruga. Täiesti mööda. Karl Kuruga ajasin ta segamini. Känguru Jackiga. Ja sellepärast ma ütlesingi Karl. Lihtsalt lihtsustatud, me ütleme edaspidi Lasso. Kas see oligi see uneteemaline sõnum või? Yeah. Ma arvan, et siin on analüüsiks. Pinnas on väetatud. Seda ta võis ärkvel teha. Aga see oli tegelikult unenägude final chapter, aga vaat see oli selline sobiv lips olukorrale. Vaat kus ta enne tekitas,
ta tegelikult saatis terve esimese, ta mõtles selle higistamise asja sinna juurde. See oli higistamise vend või? Ma ei saanud aru, kes see nendest oli. Võib olla. Äkki oli higistamise vend? Jaa, see on higistamise vend. Ta sai endale ka uue nime. Jaa, see on higi. Läbimärg. Selleks peab ülikonna selga läheb magama. Ta on iga hetk valmis vaat selle avatud kirstumatuse jaoks. Jaa, ma lihtsalt hääle järgi eeldan, et see on üks tüüp, keda me teame võib-olla. Känguru Jack, jah. Näe, üks müsteerium siia lõppu ka lahendatud. Te mõtlesite, mis Karl? Kanguru Karl. Vahepeal on su mõttes Kanguru Karl ja siis ajad sassi. Niimoodi ta läheb. Las see õige hunt välja on. Nii juhtub, kui oled magamata. Nagu me oleme pikalt öelnud, su ees 2 hunti. Ja uni on väga oluline. Teeme hästi palju halbasid T-särke. See on 2 hunti. Uni on väga oluline. Las see õige hunt välja. See võiks meie uus merch olla lihtsalt hästi palju vale lõpuga neid. Jah. Ma juba kujutan enda peas ette sellised AI-ga tehtud shredded hundid rindel kükke tegemas. Ja siis all on uni on väga oluline. Selja peale Tartu Ülikooli unekliinik. Iga päev on. See on niisugune asi, mis on läbi pea hea, sa saad mingi mitmetonnise projekti kirjutada. Särkide jaoks. Laste vaimse tervise toetamiseks huntidega särgid. Uni on oluline. Meie eesmärk on teha 200 miljonit särki huntidega laste vaimse tervise toetamiseks. Ja me viime neid rindele igaks juhuks. Huntidega laste jaoks ja ka lastega huntide jaoks. Me katame terve graafiku. Kes te see? Probleem, millest Eesti riigis on kõik. Probleem, millest Eesti riigis ei räägita, on lasteta hundid. Peame tähelepanu juhtima lasteta huntidele ja meie plaan on toota 4 miljardit T-särki. Kus on kirjas iga hundipäev on rinnapäev. Uni on väga oluline. Õigus jah, sest jõusaali hunt on ka ju. Fuck, meil on see, tere see hundi merch tuleb nii reits. Jõusaali hunt, uni on oluline. Sees on 2 hunti. God damn. Nii et kui on investoreid, näiteks need, kes kultuurikeskus Kosmose projekt tundus investoritel katki minevat, et te võite need rahad siia saata nüüd. Ja see ongi see koht, kus me tahame erineda, sest me ei taha investoritelt raha. Me kavatseme selle kõik ise taara viimisest kokku teenida toorelt. Pissvateri purkidest. Pissvateri purkidest. Ma olen nõus ainult pissvaterit taarasse viima. Muidu on liiga liitne. Ma arvan, et neid võib ringlusse viia. Mattiase või Punso juurde võid tühjad pissvateri purgid viia ja nad täidavad uuesti. Aga poisid, on Eeri, kas sul on mõni enda õudusune nagu uuesti meelde tulnud? Ma nägin, mul oli sama asi nagu sellel Janekul oli või kes iganes see higistaja oli. Ma tegin sõbra jaoks ühte asja ja siis ma saatsin talle ära öösel hilja. Ma olin jumala närvi läinud, siis ma pidin nagu mingi, ma ei leidnud resize'i nuppu ülesse. Ja siis ma olin vihane, ma saatsin selle ära, tema juba magas, ta ei saanud mulle vastata. Ja siis ma öösel näen unes seda, kuidas talle ei meeldi see, mis ma teinud olen. Ja siis ma saan unesta peale vihaseks, sest mul on ikka see emotsioon sees. Siis ma unes nii vihaseks, et ma tahan talle nagu full kallale minna. Ja siis ma ärkasin kell 5 hommikul ülesse, full higisena, läbimärjana, duši alla ei käinud. Proovisin 3 tundi uuesti magama ja ta ei jäänud magama kell 8, oli lihtsalt fuck it, ma tõusen lihtsalt ülesse. Ja siis ta oli mulle kirjutanud, kuule super, väga meeldib, kõik hästi. Aga siis ma olen ikka päev läbi vihane. Korraks mõtlesin, et sul oli sama asi, nagu et sa olid enda sõbra Karl Kangruga. Ja siis lõpus tuligi välja, et oli Karl Kangru terve aeg. Ma unustasin selle osa öelda alguses. Wow. Mul on see konditsioon, et ma vahepeal unustasin selle viimase lause öelda. No mitte ainult see. Iga siuke teine läheb kaduma.
ja siis lõppu teeme müüki, teeme reklaami. Alustab Rogerist. Müüki reklaami. Kus sul okamütsi osta saab? Ei saagi. Ma ei tea, müüki reklaami, minge vaadake Daniel Weinbergsi tundi. Sa oled ka seal või? Ei ole. Rahutu. Väga hea. Minge vaadake teda. Eeril, näed see väike man-child siin. Aga Aleksander Eeri Laupmaas, sul on ka mingid show'd müügis. Lehtmees 24 aprill Tallinnas, 27 aprill Tartus. Lehtmees 24 aprill Tallinnas, 27 aprill Tartus. Kus pileti saab? Pileti saab Fientast. Fientasse paned otsingusse Lehtmees või Aleksander Eeri. Või Aleksander Eeri. Või sa lähed mu Instagrami. Ma tegema nagu Ismo, lihtsalt Eeri. Või see Eeri ja madalama häälega, kui ma muidu olen. Eeri. Minu Instagramist, minu Facebookist igalt poolt saab, tulge vaatama viimase 2,5 aasta kõige paremad naljad üldse. ja see on hundi garantii. Ja, millal see üles läheb? Kui sa ei naera, siis sa piletiraha tagasi ei saa. See läheb üles, ma arvan, mais. Mis asi? Järka nädal. Okei. Võib-olla mu tund on kuskil üleval. Võib-olla. Kui ei ole, siis on eelmine. Siis on millagi tulevikus. Või kui sa kuulad seda järgmine aasta, siis on kindlalt üleval. Siis ta on kuskil üleval, kus ta sai üles. Ja kui sa ei maga, siis sa oled kindlalt üleval. Jah. Mina vaata Eeri tundi. Lehtmees. Mina vaata Daniel Weinbergsi tundi. Lahendatud, rahutu. Lahendatud. Kurat, see on ta järgmine. Daniel Weinbergsi läbimärk. Ja siis ta oleks iga kord üliigine lava. Kurat, see on kontsept. Ja teeme lõppu 5 minutit vaikust. Vesipiipu. Kui kuskilt tuleb välja see küll, jah. See oleks uus. Teile natuke slaavi kogukonnale suunatud, Eesti slaavi kogukonnale suunatud podcast. Rubriik lihtsalt Mikael ja Mikeri lõpus. Rubriiki slaavlastele suunatud 5 minti vesipiipu. Ja kus valgus läheb punasemaks kuidagi. Tund aega saa jääb. Subscribe'ige ja follow'ge Instas ja. Kui tahate meid aidata, siis pange subscribe. Ja kui tahate midagi üliretsi näha, siis fucking need Giza püramiidid Egiptusest täitsa perses reisk. See oli tänane unenäoline osa. Kas see oli päris või unes? Unes. Aitäh teile, poisid. Aitäh. Suur aitäh. Matke oma vanavanemad maha.